Tere tulemast kuulama ja vaatama meile papsik.ee podcasti ja täna ei ole mitte tavaline osa, nii et kui sa muidu kuulad meie podcasti, siis täna tasub kindlasti võtta ka videoga pilt ette, sellepärast et papsid on stuudiost väljas ja mitte tavalises kohas, vaid me oleme lausa sõiduvees. Sõiduvees, Laine-Harjal võiks öelda. Laine-Harjal ja sõiduvees. Nimelt oleme sellises ägedas kohas nagu Tallinki laeva peal ja liigume parajasti Helsingi poole ja meil on külastena stuudiokülalised ka väga reisimulised. Laeva pealt leidsime. Kohalikud Kalevipojad lähevad jälle vaatama, mis toimub. Ei ole. Meil on täna külas saates üks üliäge paar 3 lapse vanemad, Liisu ja Robi Miller. Tere tulemast meie papsi.ee podcasti. Tere noored! Tere! Võiks isegi öelda, et naabrid. Elan laagris, nad elavad mul kõrval külas. Lehvitame vahest üle aia. On jah? Nii lähedal lausa. Okei, väga lahe. Näeme värvilist jopedega teid. Ongi nii. Mina olen ikkagi, Robi, näinud sind Rimis, laagri Rimis. Seal saame keskel kokku niimoodi. Käid seal poistega mässamas. Saad kõrvalt jälgin, kas on ikka kaasatud paps? On küll. Võin kinnitada, on küll. Jumal on õnnud lapsed, ma olen osadel isegi sünnipäevasid teinud. Tulevad juurde, kuule Eilik, teeme nukid, möllud, värgid. Nii äge nagu. Kuidas siis teiega on? Kummale me rohkem täna sõna peame andma, et kumb muidu seda kodust teil rohkem ei saa, et kumb teil suurema jutuga on? No ütleme nii, et... Ma juba võtsin lonksu ära, et ma hoiaks vait. Ei, Liisul rääkimine tuleb hästi välja. Selles mõttes keerukusi sellega ei ole. Okei, siis me teame. Kuidas sul rääkimine tuleb välja? Mul on okei, aitäh küsimust, aga... Ok, nagu eestlased ütlevad või ikka tuleb... Ütleme, mul on nagu sellised konkreetsemad ja natuke lühemad laused kui Liisul. Niimoodi võime küll öelda. Kui mina lähen oma mõttega liiga lappama, siis Robi suudab ühe lausega selle kokku võtta kõike niimoodi, et it makes sense. Ma ei keeruta liiga pikalt. Väga ilus, nii et siis sa ütled, kuidas on, et Liisu räägib natuke, siis sa ütled, kuidas teil tegelikult on. Aga siis oleme selle podcasti formaadi kokku leppinud ilusasti täna. Ja Robile meeldib öelda, et ma panen mingi 90% oma jutule juurde, nii et tema 70. Ma panin praegu ka juurde. Kaamerad käivad. Sellega on, nagu mul isa mulle tavaliselt öeldab, et kuule, kui Illimari jutust usud 1% oled 99% petta saanud. Kuidas sul on? Ei, mina arvan, et mul ei saa nagu jutuga petta, aga minu jaoks on see emotsiooni ülesehitamine siin ümber nii oluline ja Robi ütleb, et milleks see kõik vajalik on, sa saad selle öelda nagu ühe lausega ja siis talle meeldib öelda, et ma võib-olla natukene panen juurde või panen üle, mina sellega ei nõustu muidugi, aga eks siis ongi. No mulle meeldib ka just see, et sa ehitad selle loo üles, niisugune storytelling, see on nii äge. Muidugi, mina alustan aia august ikkagi nagu, see on loogiline. Muidu inimesel on tore kuuleta, on haaratud. Tüütu, liigume asja juurde, liigume pointi juurde. Ära selet. Ja liigume esimese pointi juurde. Hakkame Liisuga rääkima. Liigume esimese pointi juurde ära. Meil on ikkagi papsi.ee podcast ja meil on ei saa üle ega ümber meie üheski oma podcasti episoodist ka lapsepõlvest, et alati alustame sealt ja külastame. Kuidas teil lapsepõlv oli? Mis on teie eredamad mälestused lapsepõlvest, mis praegu esimesena kohe pähe kargavad? Eredamad mälestused? No kuidas sa oma lapsepõlvest? Kus kohast üldse Robi oled? Mina eredad mälestused on paneelmajade vahelt. Sa ikka pead ütlema, et sa Saaremaal sündinud. Alustame sealt, on ju. Viiking. Alustame aia august. Viiking. Aga jah, ütleme ikkagi Lasnamäe tagaotsast, siis Mustamäelt ja siis muudest kohtadest. Et seal majade vahel sai enamus lapsepõlve veedetud. Aga mis on niisugused emotsioonid, mis meelde tulevad sul või kuidas sa lapsepõlve kirjeldaksid, kui küsib, milline su lapsepõlv oli, siis mis sa vastaksid? Ikkagi niisugune helge, ütleks. Ma arvan, et see on suuresti nagu tänu mu emale, kes oli alati niisugune, isegi kui oli finantsiliselt raske võib-olla, siis ta oli alati niisugune hästi optimistlik ja alati nagu uskus, et kõik läheb hästi ja ärme muretse ja pingutame ja kõik saab korda. Et kuidagi sealt on mul ka see niisugune nagu sisemine rahu ja alati niisugune sisemine heaolu on nagu niisugune baas. Usaldan elu nagu. Jah. Et see on meil Liisuga nagu üsna erinev. Oota, aga kas sul on õdesid, ütlesid ka? Jah, aga sel hetkel ei olnud, et ma sain, mul on pool vennad, pool õed, niisugune kärgpere ülesehitus, et ma kasvasin emaga ja kui 16 sain, siis sain pool venna. Ja tegelikult enne seda olid ka isapoolsed pool vennad ja pool õed. Millal vanemad lahku läksid?
ma saan aru. Ma olin 3. 3-aastane. Okei, siis 3-aastaselt võtad seda, noh, ta väga ei tee sinna enda neid arvamusi juurde. Kuidas sul suhe isaga sellel hetkel oli, et kas sa nagu käisid külas või oli ka niisugune mingi 2 nädalat või kuidas see süsteem teil oli? Meil niisugust jaotust ei olnud, et kui isa Saaremaale läks, siis võttis mind kaasa. Aga ma arvan, et ta käis seal võib-olla kord poole aasta jooksul, ma ei tea. Aga no mingeid asju tegime vist koos, aga nii täpselt praegu ei mäleta. Aga jah, pigem ikkagi oli nagu ema keskne see asi, et ma niisugust isa figuuri otsisin nagu ema siis suhetest. Aga jah, paraku nagu niisugust püsivat isa figuuri sealt nagu ei tulnud. Iga kord, kui nagu tekkis mingi võimalus selle tekkeks, siis ma nagu olin hästi niisugune, et noh, see on äge, et see on äge mees, nagu, et alati vaatasin nagu alt ülesse, aga siis ikkagi nagu läks nagu läks. Ma ütlengi, tänasel isaduse teekonnal siis sa oled seda eeskuju siis saanud ikkagi kuskilt mujalt nagu kõikidelt kokku võtta. Mulle meeldis nagu Timo Porval meil, kes saates ütles ka, et see on tihtipeale, kui meil näiteks ei ole isaga nagu head suhted, et siis me tahame, kuidas siis öelda, me paneme nagu selle ühe isa rolli peale nagu väga palju ja siis leiame, et võib-olla, et endal on ka õigustus mitte nagu olla nagu äge mees või hea mees, eks tänu sellele, et mul isa oli nagu selline, aga tegelikult on see, et me saame just panna või kui on kehva roll olnud, kõikide teiste meeste pealt tegelikult oma elus selle ägeda rolli kokku ja võttagi näiteks, et milline isa ma tahan oma lastel olla, mitte et kuidas minu isa oli, vaid kuidas nagu kõige ägedamad isad teevad seda. Kuigi ma pean ütlema, et mu isa on nagu väga äge mees ja väga hea mees ja kõik on nagu selles mõttes hästi. Meil praegu suhe on nagu parem kui kunagi varem. Ehk siis te olete seda üles ehitama hakanud uuesti nii-öelda lapsepõlves jäi nagu tegemata? Et lihtsalt jah, elud nagu läksid eraldi ja et selles mõttes no hard feelings. Aga samas see, et sul pole eeskusi olnud sellise stabiilseid, siis mina ikkagi vaatan sind kõrvalt, et sina teed täiesti oma teed nagu isana. No jah. Et kui me Robiga kohtusime, siis ma mäletan enne, kui ma beebiootele jäin, siis Robi ütles, et kui meil sünnib poeg, ma ei tea, mis oleks saanud, kui ma oleks tütar sündinud, aga kui meil sünnib poeg, mitte et see oleks nagu, et kui tütar sünnib, see on nõme, vaid lihtsalt ta ütles selgelt, kui meil sünnib poeg, siis tema keskmiseks nimeks saab Robert, sest et ma tahan, et ta terve elu teaks, kui pagana äge isa tal on. Ja seda ta ütles enne. Mul käis külmavärin üle. No täpselt. Ja nüüd on see, et meil on 3 poega, kõigi nimed on Robertid. Kõigi keskmised nimed on Robert, tule sööma, pat. Sellega jah, see huvitavalt jah, et nagu esimesele panime keskmiseks nimeks Robert, siis sündis teine poeg, siis mõtlesime, et okei, et mis me nüüd teeme, et kelle nime me siis nagu temale keskmiseks paneme. Ja siis kuidagi proovisime erinevaid variante, mõtlesime, no ma ei tea, paneme talle ka siis keskmiseks Robert, et noh, siis on nagu mõlemal ilusti sobib. Kõlasid väga hästi. Kolmanda poja, mida ma olin täiesti kindel, et see 3. poiss, mu rasedus oli iga kord sama, nagu ma tundsin mingi 4 aastat järjest. Ja siis oli juba veider mitte panna 3. Robert. Peretraditsioon juba. Poistel hakkavad tulema siis samamoodi. Ei huvita, et sa tüdruk Robert tuleb keskmiseks. Ima Robert. Kui algusest peale niimoodi võib-olla mõelda, siis tundub kuidagi isekas võib-olla panna nagu kõigile enda nime keskmiseks, aga siis ühesõnaga läks nagu läks. Aga see on ikkagi see, aga see on äge tegelikult. Et sa oled ikkagi pidanud seda lubadust, et sa ikkagi oled 9 aastat olnud nagu üli hea see annab mingis mõttes ka siukse nagu lisavastutuse vaata, et kui su nagu osa su nimest on tema nagu küljes, siis sa ei saa olla see isa, kes lihtsalt annab alla ja esimese mingi võimalusega tõmbab puttu. No kaua te koos olete olnud? Hästi kaua. Hästi kaua. 13 aastat varsti, jah. Ühesõnaga, sina, Liisu, juba siis nägid, vaatasid kompisid, vaatasid, kuule, kas see mees on see, kellega ma hakkan beebisid tegema? Oi, kindlasti ei. Tema sel hetkel, kui me kohtusime, ei olnud üldse beebimaterjal. Mina ka ei olnud. Ei. Tema oli nagu võib-olla beebidaddy materjal ja paljude tüdrukute meelest. Ja ega mina ka selles mõttes ei olnud mingisugune nii-öelda, kus ma ütlen, täitsa viisakas ilma minevikust. Me seiklesime. Me ikka seiklesime, jah. Aga ikka suht ruttu me saime aru, et see, millised meie nagu väärtused on, meil on hästi erinevad taustad, et Robi rääkis oma lapsepõlvest natuke, aga et meil on nii erinevad taustad, et sellest kokku saab nagu ikkagi päris toreda asja. Ja just ongi kuidagi
see on ikkagi kõik need tunded või mõtted, mis meil oli esimest last oodates, need on ikkagi nagu paika pidanud, et see, millest me oleme rääkinud, kuidas me mingitest raskustest võib-olla läbi läheme, noh, ikka siis sa räägid hüpoteetiliselt, sul pole õrna aimu ka, mida see tähendab, eks ole. Et see on ikkagi nagu vett pidanud, ei ole see, et aga sa ju ütlesid või sa ju lubasid, on ju. Et jah. Aga räägi enda taustast ka siis, kust tuleb Liisu? Liisu tuleb Kiisalt. Kiisalt? Jaa, see on Saku vallas. Minu vanemad lahutasid, kui ma olin 7. Ja eks ma olen seda nagu varasemates podcastides ka rääkinud, et mu elu on selline Santa Barbara olnud, et kui Robbie otsis pole isa figuuri nagu ema elukaaslastelt, siis mina ema figuuri kindlasti otsin oma isa kasu või nendest isa naistest. Ma olin pigem selline tüdruk, kes nagu tahtis pidevalt ikkagi näha, et mu vanemad on õnnelikud, et see on nagu minu elu selline läbiteema olnud, et suur nagu mure vanemate pärast, et nemad oleks õnnelikud, et nad leiaks oma armastuse. Väga paljud naised, kes minu kasuemaks said, ei olnud kindlasti seda kasuema tiitlit väärt, mitte isegi noaterakesegagi. Mis on võib-olla minu nagu vaimsele tervisele mõnes mõttes mõjunud nagu kehvasti, samas mind karastanud. Kõige keerulisem ongi tegelikult on nagu see, et pidevalt nagu näha ja soovida, et mu vanemad oleksid õnnelikud, et nad saaksid olla armastatud. Ma olen näinud terve elu, kuidas on ikkagi nagu see nende missioon olnud, on ju, kui raske on navigeerida selles, kui sul on lapsed ja samal ajal sa üritad uut suhet üles ehitada ja õnnelikuks saada, siis juhtub igasuguseid dramaatilisi asju seal. Et see võib olla nagu mind inimesena ikkagi rohkem kujundanud, kui ma oleks arvanud. Samas ma ei pea viha kellegi vastu. Ma arvan, et see nii-öelda, see klotsidest majake, mis on minu nagu üles ehitanud, on kõik vajalikud klotsid olnud. Ja ma ei tahaks võib-olla, ma nagu ütleme siis nii, et ma ei kahetse, et ma olen käinud mingitest asjadest läbi, mis on hullult valusad olnud ja rasked olnud ja õudsed olnud. Ja ma ilmselgelt soovin, et mu lapsed ei peaks sellist asju läbi tegema, aga lihtsalt ma olen nagu suuresti ka tänulik. Et ilmselt ma ei oleks täna siin üldsegi Robbiga koos, kui ma ei oleks mingist rõvedast asjast läbi käinud, et Robbil on jälle nagu teistmoodi, et temal on sellist rahulikku kulgemist võib-olla nagu rohkem olnud. Seepärast me ilmselt pidimegi kokku sattuma, et üks on nagu see hull ja teine on see, kes maandab seda hullu. Sul on ka õdesid endasid? Ja ma olen kõige vanem. Sa oled kõige vanem? Mul on 3 õde. Tal on see kõige vanema energia. Ja ma mõtlesin selle peale, et mul eile oli ka niimoodi, et meil on ka praegu nagu kaasaga praegu pingelised ajad. Mul on nagu Piltsbergi businessis üsna palju nagu metsasünnipäevasid asju ja Kaitul ka toimetamist on palju ja siis paratamatult nagu nii-öelda tuleb see vahepeal nagu nii-öelda kodukeskkonda ka. Mul vanem tütar tuli ja ütles eile õhtul, et ema, isa, et ma näen, et teil on nagu nii-öelda asi tuliseks läinud, et palun tehke kalli ja õhtul lähete normaalselt magama ja meil oli wow. Et kallis tütar, ära võtta seda kohustust endale, et tegelikult päästma hakata, et sa ei pea liiga vara nagu suureks kasvama. Ma mõtlesin, ma aitäh, et sa juhatasid tähelepanu sellele, et temal on ka hästi oluline, et ema isa oleksid õnnelikud. 11-aastane jagab matsu, eks ju, ja kohe tõmbas maa peale tagasi. Päästmise asja, see on kandunud minuga nagu absoluutselt igasse elu aspekti. On jah? Absoluutselt. No, see on nagu absoluutselt igale poole. See on see, miks ma ennast võib-olla torgin mingitesse asjadesse, kus ma nagu... õiglustunnet peale sul, eks ju? Jaa, üritan olla see filter seal vahel, et kuule Liisu, et sa ei pea nagu igal pool. Et kas see on ikka päris see võitlus, kus me peame nüüd minema sisse? Kuigi sa sama palju kütad mind üles, nagu verekoera. Võta. Ma tean, kui see on nagu hea koht ja kui see ei ole hea koht. Okay. Mina seda ei oska eristada. Minu jaoks on nagu kõik võitlused on samaväärsed, kõik asjad on alati sama olulised, hästi raske on prioriteete seada, sest kõik on sama oluline. Nagu,
väga keeruline on nagu aru saada, millele keskenduma peaks, sellepärast et minu jaoks tundub kõik sama oluline, sama tore, sama tähtis. Aga kui sa mõtled selle peale näiteks, et ongi, et okei, et sul oli nagu väga palju seda piip-piip, millest sa läbi pidid tulema, eks ju, et kui sa praegu nagu oled, pane ennast lapsevanema rolli, ema rolli, eks ju, kas on midagi sellist ka, mis nagu sealt on kaasa tulnud, mida sa siis ei ole võtnud positiivsel, vaid nagu negatiivne, midagi sa pead tegelema igapäevaselt, et oma laste suhtes või ema rolli suhtes? Ja kindlasti selline üleüldise stabiilsuse nagu hoidmine, just sellise, kuidas ma ütlen, nagu rahuliku fooni. Et ma olen selles mõttes, et ma olen hästi emotsionaalne. Et ma ei tea, kas ma olen äkiline, ma olen hästi kirglik ja hästi emotsionaalne, mis tähendab seda, et see käib nüüd üles alla. Jällegi see ei ole ka ainult emaduses, see on absoluutselt minu elu igas asjas. Ma olen hästi kirglik kõige suhtes, mis on mulle endale tohutult väsitav tegelikult. Ma kujutan ette, kuidas teistele, ma kujutan ette, et teistele on siiber. Robi, oskad kommenteerida või? Ei no samas see on nagu äge, samas see on see nagu asi, mis mulle Liisu juures on alati meeldinud. Nagu üks top asjadest selles mõttes. Et just see, et millise nagu kirega ta igasuguseid asju teeb ja kuidas ta suhtleb ja ma ei tea, mingeid koolitusi läbi viib ja nii edasi, et kõik need asjad on nagu tegelikult Liisu juures üliägedad, aga samal ajal on need nagu ka võivad tekitada keerulisi olukordi nagu. No ühesõnaga, et just see sellise nagu stabiilsuse hoidmine niimoodi, et ei oleks nagu niimoodi, millega ma hästi teadlikult kogu aeg töötan, et tean paljudes kodudes on see, aga mul endal oli nagu sageli võib-olla kodus see, et kui sa lähed mingi teemaga vanema juurde, sa ei tea, mis vastuse sealt, mis energia sa sealt saad. Kas sa saad, et sageli ei ole isegi see, et kas ma tulen mingi hea uudise või halva uudisega, vaid oleneb see, mis vanema elus toimub ja sa saad sealt mingisuguse reaktsiooni. Ma ei tea, jah. Ja see kunagi pole kindel, see paneb sind nagu kikivarvukil käima. Et sa pidid nagu ruumi põhimõtteliselt lugema kogu aeg. Aga ärevuse foon on kogu aeg, eks ju? Kogu aeg skännid, kuidas sa pead olema, mismoodi sa serveerid midagi, on ju. Et ma tegelikult proovin hästi teadlikult sellega tegeleda, et minu lapsed ei peaks käima, tunnetama kodus. Vaata, ühiskondlikus mõttes on hea lugeda ruumi ja lugeda inimesi ja kas sa pead ennast tagasi tõmbama, kas sa pead rohkem vait olema, ma rääkida, on ju. Aga nagu kodus ma tahaks, et lapsed tunneksid, et tegelikult see on safe zone. Ja turvaline just. Ja sa ei pea nagu, et sa ei pea nagu oma reaktsiooni, kas tagasi hoida või oma muret tagasi hoidma või isegi mingist jamast rääkides muretsema, et kas nüüd flipitakse ära või öeldakse, pole hullu. No tead küll see analoog on ju, et vaas läheb katki. Üks hetk ema on nagu mingi, mida sa tegid? Ja teine hetk on, pole hullu, ostame uue, see oli ainult vaas, on ju. Ja sa kunagi ei tea. Ja, et ma üritan nagu seda teadlikult jälgida, et isegi kui sees kihvatab, 3 poissi on ju, nad suudavad nagu sihukest jama korraldada. Et mitte, et ma ei läheks närvi, ilmselgelt me oleme mõlemad närvi mingitel hetkedel, aga lihtsalt hoida nagu seda närvi minekut ikkagi ka nagu teatud stabiilsuse raames, et ei oleks nagu hästi rahulik flegma ja siis täiesti koll nagu, et see on see, millega ma nagu proovin tegeleda, see ei õnnestu mul alati. Ma arvan, et see on lapsevanemate puhul normaalne, et aga mõtleks ikkagi, et üsna hästi. Aitäh, et sa kaitsed. Ei ole kaisul. Väga hea. Robert, kuidas sulle, mida sa oled nagu võtnud kaasa sealt oma nii-öelda siis, ütleme isa, kasuisade ja natuke ka ema käest, eks ju, et oma lapsevanemuse rolli? No ma arvan, et ma olen ikkagi suuresti võtnud ema käest seda sükest rahulikkust ja tasakaalustab tiisut nii-öelda kodus, eks ju? Jah. Ja no ongi, mu ema on alati olnud see, kes hästi nagu räägib muga kõikidest asjadest ja arutab ja et ma olen proovinud nagu sama mustrit tuua meile ka. Ja ma arvan, et meie see dünaamika koos on nagu hea. Väga hästi, üks tõstab teist ja samal ajal üks maandab teist. Kui lapsepõlvest rääkida, ma täna ka oleme reisile siin laeva peal, et kas mäletate oma esimest reisi ka, et mis teil oli, et kui palju teie saite siin reisida, et meie siin lapsena väga palju, ütleme, sealt Harjumaa piiridest välja võib-olla ei saanud. Ole nüüd! Mina olid selles suhtes. Mina sain. Mul oli tädi oli ju see, elas Võrus, aga ta oli kõva, nad olid siuksed telgiga vaata matke. Siis ma mäletan, et ma oma 10. eluaastaks olin vähemalt ikkagi 8 korda ju Hiiumaal käinud. Saaremaale jõudsin alles siis, kui ma olin vana mees, hakkasin vabe kasvama.
aga jah, välisreisi ma küll ei mäleta. Kuidas teil? Me käisime autoga Hollandis, ma mäletan. Oli esimene? Kui vana olid? See on esimene, mida ma mäletan, jah. Arvan, et ma olin mingi 5-6 äkki. Okei, päris pikk. Siis ma seal kadusin lõbustuspargis ära. Päris hea. Aga mul oli õnneks siuke suur plaat siin vaata kaelas rippus, et oli kirjas kõik aadressid ja nimed ja numbrid ja asjad, et siis õnneks DHL-iga Eesti tagasi. leiti suht kiiresti üles. Liisa, sul? Minu esimesed reisid ikkagi samamoodi Hiiumaale. Hästi palju me käisime Hiiumaal ja Saaremaal ka jõudsin siis, kui hakkas umbes habe kasvama. Kui me arvestame saared ka, siis ikkagi Saaremaal ma ju sündisin. Mu esimene reis oli mandrile. Esimene reis oli mandrile, vaata. Aga ikkagi esimene välismaa reis oli ikkagi Rootsi. Ikkagi Tallinkiga. Et minu jaoks laevaga reisimine on nagu hästi teemas alati. Et ma arvan, et ma olen üle 100 korra julgelt isegi rohkem sõitnud laevadega. Mitte laevadega, vaid enamjaolt Victoriaga, mis on vana Rootsi laev on ju. Soome ma käisin esimest korda võib-olla siis, kui ma olen mingi 14 või 15, et ikkagi nagu Rootsi oli see, kui üldse kuskile läksime, aga klassireisid loomulikult, üks esimesi mälestusi ikka Rootsi laevaga. Selles mõttes ma alati mõtlen, et kui rääkida meie nagu generatsioonist, on ju, siis Rootsi ja laevareis, see oli nagu, et kui sa nagu need kaks asja ühte lausesse paned, siis sa tunned seda tunnet. Sa nagu tead, millest me räägime. Tuul ei see seal. Täpselt. Ja siis tead juba seda suminat, mis seal kajutis on. Ja see peomeeleolu, see ülev meeleolu ja see Stockholmi jõudmine. Kõik on nagu vaata kuidagi ühises ruumis. Noored ja lollid ka. See Stockholmi, see energia. Et see on tegelikult üks põhjuseid, miks ma üldse armusin Rootsi tänu Tallinkile ja see on põhjus, miks ma vahepeal sinna ka elama läksin. Sa oled elanud? Ja ma elasin aasta Rootsis vahetusõpilasena ja pärast seda ma olengi viimase 15 aasta jooksul käinud keskmiselt 4 korda aastas Rootsis. Vahepeal oli aastaid, kus ma käisin iga kuu nagu pere juures tagasi. Et minu jaoks on see Rootsi ja see Stockholmi lõhn, seal on teistmoodi energia. Kohe, kui ma laevalt maha astun, ma tunnen seda esimesest sekundist peale. Et seal on selline eriline nagu tunne küljes. Ja see on see, mida me oleme oma lastele nüüd juurutanud ka, et sünnist saati nad on ju Rootsi vahet käinud, nad on oma elu jooksul nii palju Rootsis käinud, et võib-olla rohkem kui Saaremaal. Absoluutselt, muidugi. Et ikkagi nemad samamoodi 3-4 korda aastaseks, et nende jaoks see hülgelaev on nagu... See on nagu see core memory, mis nendega terve elu saab olema kaasas. Baasmälestus, täpselt, jah. Et hülgelaev, Rootsi, et see on nagu lapsepelv. See on nagu meil vaata Hiiumaa oli. Et siis see on nagu, mul on samamoodi, kui Hiiumaale astun, siis nagu teil tuleb sellesse core mällu. Mäletan ka, et üsna sarnane värk, sa ütlesid, esimene laks oli sul Hiiumaa. Ma olin ka kuskil 14-15, kui esimene laks oli Soome, et kus me saime siis nagu vähe pikemalt käisime seal Lapimaal ja seal mässamas. Ega päris huvitav, aga Rootsiga on täpselt sama pull lihtsalt. Muidu ma olin juba natuke vanem, ikka täisealine, et siis ikkagi see paarti ja pidu ja siis kui Stockholmi jõudsid ja siis nagu... No ma ütlen, noored ja lollid, see on jube. Muidugi, minul oli see värk, et... Praegu on ikka oluliselt mõnusam seda vahet. Kui ma Rootsis käisin, siis ma tavaliselt ikka olin seal pikemat aega ka, et kas siis suusatamas või ükskord Saabi kokkutulekul, Trollhättenid ja Saabi kokkutulek. Jaa, see oli väga äge, siis me sõitsime Rootsis pikki põik igalt pidi läbi ja siis sa oled mingi Saabi fännidega koos ja pärast siis mõtled, et mis asi see nüüd on, et tüüpid on järelkärud, on Saabi mootorid täis. Igaks juhuks. See päris huvitav asi. Aga see reisikirt teid on ka siis ühendanud, et on teid nagu kokku toonud natukene või see on siuke nagu asi, mis te olete suhte jooksul avastanud või on te algusest peale teil olnud sees siis? No tegelikult see, kuidas me üldse kokku saime. Nii, tahaks kuulda. Ongi Läänemere peal põhimõtteliselt tänu reisimisele, jah. Et Liisu käis enne mind Rootsis vahetusaastal. Teda ma siis ei teadnud veel. Ja mina läksin 2 aastat või kaks aastat hiljem Hollandisse vahetusaastale, siis sama programmiga. Ja Liisu oli siis nagu juba tagasi tulnud Rootsist ja korraldas seal organisatsioonis nagu üritusi nendele lastele või noortele, kes siis tahtsid minna mujale.
ja siis seal ma enne minekut panin Liisule küll silma peale, aga tema mind väga ei märganud, kuna ma olin nagu üks, ma ei tea, 50 lapsest või noh, noorest. Et aga siis, kui ma tagasi tulin vahetusaastalt, siis oli aasta mööda läinud, olin võib-olla natuke rohkem meheks saanud. Ei, me olime ju Saksamaalt sõitsime bussiga tagasi Eestisse. Minu vastutada oli, et kogu see bussitäis noori jõuaks ühes tükis enam-vähem viisakas olekus. Kuigi ta tegelikult oli nagu 1,5 aastat vanem. Ja siis me istusime seal bussis. Samal aastal käis Robiga ka Jüri Pootsman, kes on meie hea sõber vahetusaastal Taanis ja mina istusin Jüriga terve tee bussis. Me olime Jüriga enne vahetusaastat juba väga head sõbrad. Istusime bussis ja mingi hetk Jüri läks kuskile bussi peale suvalt kellegagi jutustama, vahetas kohad ära ja järsku istub minu kõrval Robi. Mõtlen, no see tüüp. Tüütu. No see ei nagu, et see on see ilu. Ei, ma teadsin muidugi. Ta oli seal Saksamaal mulle peavalu korraldanud asjadega, millega lihtsalt, noh, ma peaaegu olin tal juba kõrvist kräkist kinni, et nagu võta kokku ennast, nii ei käituta siin, on ju. Et mina vastutasin nende eest seal. Et ta oli siuke pullimees, on ju. Ja siis seal bussi reisi ajal, mida rohkem andsin talle võimaluse rääkida, seda rohkem vaatasin, et ei ole ainult ilus pilt, vaid on nagu päris norm sisu ka. Nii. Aga tol hetkel ikkagi oli, noh... 1,5 aastat noorem ja... Ei, asi päris äge. Selles oli käsi enesekindlusest tal puudu ei olnud ja minu jaoks oli see ohumärk, et no kui sa ikka nii selline... väga nagu eneseteadlik oled, on ju. Siis ma kuidagi nagu tundsin, see on ikkagi ohtlik maa. Mina sükeste vendadega ei tegele, sest et sealt saab haiget. Ja ma siis teadsin, kuidas ennast nagu kaitsta ka. Mõistlik. Mõistlik, jah. Tark tüdruk. Tark tüdruk. Aga siis mingi hetk oligi, et eks meil mõlemal oli niimoodi, et tal oli neid silmarõõme ja mul oli neid silmarõõme ja me mõlemad teadsime, et meil on nagu erinevad silmarõõmud. Aga siis tuli mingi ühine üritus seal samas organisatsioonis ja siis seal ühes lokaalis, ma ei tea, hakkasime läbi rahvamassi minema ja siis ma ei tahtnud teda ära kaotada, võtsin ta käest kinni. Ja siis rohkem lahti ei lasnud. Siiamaani. Ikka käsi käes. Väga ilus. Vanad tõid? No 13 aastat tagasi, mis oli siis? Sa olid 19 ja mina olin 20. Ma olin 19. Sain just 21. No ikka erinoorelt ikkagi, jah. Tõesti, jaa, see on väga noorelt. Me olime ikkagi nagu, ütleme nii, seigelnud selleks ajaks, et sarved maha jooksnud. Ja reisinud ka vastates küsimusele, on ju, et me olime siis juba välismaal elanud mõlemad. Kohe, kui me olime esimese aasta koos veetnud, siis me hakkasime kohe planeerima, kuhu reisima minna. Ja siis me veetsime 2 kuud Mehhikos ja siis me trippisime, käisime USA-s, me trippisime Euroopas ringi, Hollandis, Šotimaal, Belgias. Ühesõnaga, et me nagu 4 kuud reisisime ringi ja kuidagi see oli ja reisi lõpetasime sellega, et võtsime Hollandist koera. Et enne Eestisse jõudmist läksime Hollandisse, võtsime koera ja ikka vaata, mõni toob mingi suveniiri, mingi tadrikukese. Tagasi vaadates mõtleme, et täitsa lappas ikka, et nagu meil polnud kodu, me elasime sõbranna korteris, vanalinnas 5. korrusel. Küsisime talt, kuule, sul on nokku, me koera võtame. Me Mehhikos olles hakkasime guugeldama, et mis koera me tahaksime ja siis avastasime, et Hollandis oli täpselt see õige tõug. Ja siis kuidagi oli sattus, et oli nagu olemas see õige pesakond ja läksimegi siis tagasi teel nagu vaatama. Mind huvitab see ka, et kas te nagu see reisid võtsite ette, kuidas see algus oli, iseenesest on ägedalt armumise perioodi faasis tegite need reisid kõik ka, eks läbi, et siis reisid ei tekitanud mingisuguseid konflikte nagu tülisid, et saite kohe aru, et okei, et see vibe on nagu päris hea või ajas midagi siukest vaatasid ka, et oli mingi keerulisemad hetki ka sellel perioodil? See oli ikkagi, see oli nagu fun. See oli nagu all fun, selles mõttes, et mis mured sul nagu oli? Ainult üksteise pärast mis nagu mured sul olid, et pigem nagu meil oli ikkagi väga nagu hästi. Et noh, praegu nagu, kindlasti meil selle 4 kuu jooksul mingit ütlemist oma vahel oli 100%, on ju. See nagu normaalne, et sa näed, et sa istud oma kohvrite otsa, sul on mingi 10 lendu päevas põhimõtteliselt, sa täiesti nagu või nädalas, on ju, et väsimusega tekivad ilmselgelt mingisugust ütlemist, aga sükest nagu midagi
nagu ühtegi tegelikult rasket momenti ei olnud. Oota, aga siis kaua vist teil ei olnud enam, siis ega väga kaua te ei oodanud ka, kui just esimesi 2 triipu kätte tuli või? No me olime 3 aastat koos siis, kui me saime lapsed. Väga kaua, nagu öelnud, kohe see oli, mäletad tunnet ka, kui 2 triipu tuli? Mäletan, me olime seal samas korteris, kus me elasime nagu natuke kommuuni elu. Koer oli ka seal samas? Koer oli ka, jah. Kuule, ei olnud, meie elanud Liisa juures. Ei, olime, siis kui sa ütlesid mulle, et... Oli ja ma olin solvunud, see oli vist tõesti meie esimene tüli. Et mida sa, kus su emotsioonid on? Kus on ilud plastik või kingitused ja lillesülemid ja... Ei, aga kas sellega polnud see, et sa juba nagu paar nädalat enne oli nagu mingi tunne, et võib-olla midagi on. Ja siis selle võrra oli see, kui see päriselt oli, selle võrra oli natukene nagu see kuidagi nagu, noh, sa ei julgenud ka võib-olla olla päris kindel, et kas ikka on. Ja siis kuidagi oli siuke, okei, väga lahe. Aga nagu ei olnud päris kindel, et kas see ikka on nagu päris mis nagu juhtus. Ütleme, sul ei jõudnud ikkagi kohale. Võib-olla ei jõudnud kohale, jah. Kohe ära. Ja, te võite küll õigustada seda, et ei jõudnud kohale. Ja, okei, küsime siis kokku. Aga see tunded keesid on ju. Olid, jah. No ja eks on selline üldse naisele, see on nii tundlik teema, eriti kui me olime ka nagu paar kuud üritanud. Te üritanud, ei olnud mingi kups või? Ma seda mõtlengi, et see oli nagu ikkagi... Me olime sellest rääkinud, on ju, siis oli juba mingi olukord juba olnud, et vist nagu olid triibud või mõtlesime, et äkki tulevad triibud. Noh, et see oli nagu paar korda juba oli nagu siukene... Sul oli juba see, et okei, nagu tööraha vastutus läks nagu peale, sul juba täitsa teine mõud, eks oli. Võib-olla. Kuule, päris hästi paned, sest mina nägin oma 2 esimest triipu, nägin vanalinnas. Millas me vanalinnas 4. korrusel, mitte 5. Ja Kagumooniis. Ja see oli täpselt samamoodi. Katu tuleb, näitab mulle ette. Ma pesen nõusid, siis ma nägin, kuidas kraanikaus lihtsalt niimoodi päikseks läks, võikseks, tillukeseks, siis esimene mõte oli, mida ma vanematele ütlen, millega ma olen hakkama saanud. Aga pärast tulid need emotsioonid ja värgid. Aga meil oli tegelikult see, et me ju hullult ei planeerinud. Kuna me olime nii noored, siis enamus inimesi arvasid, et see oli ups. Ma arvan, et mitte ükski inimene meie ümber ei mõelnud, et meie 2 oleks üks ühise otsus üldse vastu võtnud. Nagu sellised, et saada last. Meil polnud midagi, meil ei olnud mingit ühist oma kodu, meil ei olnud hullult, me olime küll karjääri juba nagu karjääriredelil natukene roninud, aga ütleme, et ei olnud sellist nagu klassikalist oma auto, oma maja, oma mis iganes kindel töökoht. Aga siis ei olnud nagu hirmu ei olnud, kui selles oligi nagu see, noored, jällegi sa mõelda noored ja lollid. Mina olen see, kes kõik mida muretseb ja ma ei tea, kust see tuli, aga üks hetk oli see, kuna mina olen Robist 1,5 aastat vanem. Sa mäletad, ma ütlesin Robile nii, ma olin 23, just 23 saanud ja ma ütlesin Robile, et tead, mul on selline tunne, et mina oleks tegelikult valmis emaks saama. Aga ma ütlen sulle seda ainult 1 korra praegu. Ma ei taha, et see on niimoodi, et mina hakkan sulle nüüd iga päev rääkima, et teeme lapse. Et see ei tundu minu jaoks nagu meeldiv vestlus, mida iga päev pidada. Ma annan sulle nüüd teada, et mulle tundub, et mina olen valmis. Kuna sa oled minust veidi noorem, see on täiesti arusaadav, et sa võib-olla ei tunne seda. Aga lihtsalt, et mina olen sulle teada andnud, ma annan sulle teada, kui midagi muutub, on ju. Aga et lepime nüüd kokku, et see pall on sinu väravast, kui sina ükskord tunned, on see 0,5 aasta pärast, 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, siis sa tead. Ja Robi ütles tol hetkel, et mina praegu küll valmis pole, aga umbes, et tänks, et ütled, on ju. Ja see oligi fine, see oli fine nagu. Aga mingi, ma ei tea, läks 3 või 4 kuud mööda ja siis jah. Ütlesid, et oled valmis, jah? Ta midagi ei öelnud. Ei pannud kummi peale. Ma arvan, et ei mõelnud enam selle peale. Ei no sel hetkel, kui ta otsustas mitte kummi peale panna, mina mõtlesin, detailide eest. Kuulab tervitused. Et sel hetkel, kui ta otsustas, et aga davai on ja siis minul korraks tõmbas kangas, oota, hakkame nüüd läbi mõtlema seda. Ja ma ütlesin, mida me siin ikka veel mõtlema on ja midagi me ei mõtle. Et sa ütlesid mulle, et sa oled valmis, nüüd ma andsin märku, et ma olen valmis. Eks see mõistus läks kuhugi mujale ka ära ja eks ta niimoodi oli, jah. Siis te nagu nii-öelda panite ajama. Jaa, siis ei saanud aga siis võttis paar kuud tegelikult aega. Ja naisena nagu see, et vähemalt tol hetkel. Sul on see tunne, et kui me nüüd tahame, siis kohe ju peaks kohe jääma. Esimesed paugust jääd ju kohe ära saataks, on juba vaatamisest, kui ta otsustanud. Ja see ei juhtu, siis sa arvad, et sul on midagi viga. Mis mul viga on? Miks meie on ju? Miks juba 3 nädalat on? Me oleme nii noored.
meil ei olnud ühtegi tuttavat, kellel üldse oleks lapsi põhimõtteliselt olnudki, sõbranna oli lapsega, tema laps oli juba suur, et ta sai väga noorelt emaks, 2 sõbrannat lausa, aga ikkagi sul nagu ei ole kuskilt uurida ja samal ajal sa terve elu justkui ära olnud hirmutatud, et sa jäädki ju igast asjast rasedaks põhimõtteliselt ja mina ei saanud aru, miks ma juba ei ole rase ja see tekitas alguses sellist nagu pinget, et nüüd me peame hakkama puhtaks, nagu selles mõttes puhtaks, me ei joo, ei tee peol suitsu, issand, mu lapsed kuulevad seda võib-olla kunagi, me ei suitsata, aga noh, kunagi noorena ikka peol tegime suitsu, onju, panime pidu, issand, su emaga kuule. elu osa. Ühesõnaga peol nagu panite hullu, onju, ja siis ma mingi, nii, nüüd on niimoodi, ainult puhast toitumine, joome vett, läheme kell 8 magama, täielik puhast, saad aru, ma läksin hulluks, ma olin nagu see hull. Ja siis 2 kuud oli möödas ja ei õnnestunud. Ja nüüd Jüri sain jälle sisse tuua, onju. Jüri võitis Superstaari saate. Ja siis me lasime lõdvaks, mõtlesime, et lähme tähistama. Tulge Äftekale, tähistame mu võitu. Ja me olime 2 kuud või 3 kuud elanud nagu mingid mungaelu, onju. Ja siis ma tõmbasin täiesti peeneks, panime nädal aega järjest pidu. Ja siis näin rasedaks. Jõred ja laps on täitsa välja tulnud ikka elus ja toimib ja väga hästi. Kõik on hästi ja sealt tuli kohe 2 otsa ka. Et need on nagu need meie jaoks need nagu... Aga nagu lased lõdvaks, siis nagu... Lased vabaks selle. Energia liigub jälle. Ja siis tuleb ära. Aga kuidas siis nagu nii-öelda see mõte siis tuli, et hakkame nagu järjest siin? Et ei teegi pausi väga vahele nagu? Ja. No sellega on huvitav jah, et ma ise kasvasin nagu üksiku lapsena, onju. Aga kui ma vahetusaastal käisin Hollandis, siis ma elasin seal kristlikus peres, kus oli 8 last. Enamus olid küll välja kolinud juba, aga iga kord, kui oli mingisugune kokkutulek või mingi sünnipäev või mis iganes, sünnipäev oli iga kuu põhimõtteliselt, sest et nii palju inimesi oli perekonnas. Et siis see oli nii äge tegelikult nagu kogu see kommuun, iga kord tuli nagu terve maja inimesi täis, kõik tähistasid, kõigil oli nagu tore, kõik on üks pere, vaata. Et siis ma kuidagi sain selle tunde, selle suure pere tunde nagu pisiku sisse. Ja siis ma ütlesin Liisule, et ma tahaks vist 4 last. Ühesõnaga midagi on veel tulemas. Mõned inimesed. Meil on hästi. Aga no siis jah, jõudsime 3 peale ja tundsime, et tegelikult praegu on nagu mõnus. Okei, nii et see oli teadlik otsus teil lapsed järjest ja niimoodi mõnusalt, et hakkas siuke küsimus ka, vaata, just mainisite seda, et te nagu elasite sotsiaalset elu, bioloomad, kõik siuksed asjad ja ütlesite, et ümberringi tegelikult ei olnud sõpru, kellel olid väiksed lapsed olnud. Kuidas see teie sotsiaalsusele mõjus? Mis juhtus? Tegelikult oli selles mõttes äge, et kõik hakkasid, tegelikult niikuinii enne kõik käisid meie juures. Meie kodu on alati on see koht, kus kõik kogunesid alati. Ja tegelikult ei muutunud mitte midagi muud peale selle, et mina ei pidutsenud, aga lihtsalt mina olin see, kes sai hostida. Et kõik eelpeod algasid meie juures, vahel äftekad on ju, lihtsalt mina juba lapsega magasin. Meie lapsed on alati kasvanud natukene nagu selle melu sees, on ju. Muidugi ei ole niimoodi, et on mingid, pidu on hakanud siis, kui lapsed on tavaliselt magama läinud, eks ole, aga meil on alati meie juures on kogunemist, on lapsed armastavad meie sõpru, et kõik sellised sotsiaalsed nagu olemised. Et selles mõttes lapsed ei kasvanud nagu vaikuses, vaata. Ja sõbrad ei kadunud ära, kui teil olid lapsed? Et nad ei olegi nagu lapsehoidjat mänginud, aga kõik sõbrad ikkagi jäid nagu meie ümber. Ja ma sain nagu aru, et minu asi oli tegelikult, kuna mina tahtsin osa saada sellest, siis, ja teiseks ei olnud nagu väga ühte kohta, kus siis inimesed koguneksid, et kui enam meie juures nii-öelda ei oleks saanud, siis kus siis inimesed hängivad, on ju. Siis oligi see, et algus kõik nagu käisid natuke kikivarul, et ma ei tea, kas tohib tulla. Siis ma olingi nagu, muidugi tulge, vahepeal oligi mingi 8-9 inimest, meil oli nii tore, mängisime, kui ma räägin pidudest, ma räägis, et oli hardcore, mingi Lääbakel Lappes nagu peod, on ju. Et pigem just et, nagu need need pre-partid, kus ongi nagu mõnus, kuulad muusikat, naerate, mängisime lauamängud meil alati kõikides nagu läbi elu on meil alati nagu teema olnud, on ju. Mängisime mingeid ägedaid mänge, lapsed said, ma ei tea, tädid-onudes üles olla, on ju, et kuidagi nagu elu ei jäänud seisma, meil ei jäänud ükski reis tegemata. Loomulikult see tähenda seda, et elu oleks jätkunud samamoodi. Ja või et see ei oleks nagu mind väsitanud või ongi see, et nagu kui sõbrad tahavad kella 2 istuda, siis me peame kell 6 ärkama ikkagi, on ju. Aga see on nagu meie see teadlik valik olnud ka ikkagi
mitte nagu täiesti lõigata ennast sellest teisest elust välja, lihtsalt neid olemisi jäi vähemaks oluliselt. See on nii ilus, meil just oli ühel koolitusel oli siin hiljaaegu oli jälle sotsiaalsus tuli teemaks ja siis üks mees jagas ka, ta oli vist kõige pikem see aeg, ütleski, et viimati sõpradega sai kokku 3 aastat tagasi ja kõige noorem laps on 3-aastane. Et oli viimane hetk, kui ta sai ja ta kõik nii-öelda, see on väga, mis me teeme, me lõikame ennast välja sealt ja tegelikult see tekitab frustratsiooni sisemiselt ühel hetkel, see hakkab kogunema, eks ju, nagu sees, hakkad seda välja elama võib-olla oma kaasa peal, ühel hetkel oma laste peal, et tegelikult see on nii oluline, et sa alles jätta. Ja kusjuures ma mainingi selle, nagu Mihkel Raud käis podcastis, ütles, et tead, töö vaatab, et mehed alla 40 aastast tohiks üldse lapsi teha. Seepärast, et siis pole seda mõistust veel tulnud, on ju. Et vaidleks vastu Mihklile sellepärast, et tegelikult noores peas, kui toimetad, sul on energiat nii palju, et sa jõuadki seda rohkem panustada, jõuadki rohkem panna. Lastel on ka äge, et just nimelt need hoiate sotsiaalsus alles. Meil oli samamoodi, kui tuli esimene laps, me käisime igasugustel laatadel, mingid festivalidel, asjadel, pätakad toiti seal sõprade poolt ja see oli nagu ühega on kõnega, aga siis 2-ga. Kas 2-ga jätkus samamoodi ja 3-ga? Aga samamoodi, et lihtsalt oligi see, et ega 3-ga on ju veel raskem kuskile minna, kes tuleb lapsi hoidma. Ühele veel leiad hoida nagu 3 lapsele korraga, nagu sorry, aga see on nagu ikkagi, kui sa pole harjanud sellega. Väljakutse, jah. Aga ikka siiamaani on see, et meil on hästi palju nagu sõbrad käivad külas. See on võib-olla see, mida ma sotsiaalmeedias vähem näitan, sest et sel hetkel see ei ole minu jaoks nagu, et nüüd jälle jagan, et mul on nii hea meel, kui sõbrad tulevad, nad tahavad tulla. Me täiega naudime seda, lapsed armastavad seda, küsivad iga päev, kes meil täna külla tuleb. Täna ei tule tegi nõme päev. Mõttetu. See on jälle samamoodi nagu meil. Mis me õhtul teeme, kas me lähme kellelegi külla või tulevad keegi meile? Annad lastele selle mõnusa kogemuse jälle ja sotsiaalsus ja nende oskus ja suhtlusoskus pikk on nii palju parem jälle. Ma nagu arvan, et see ongi tegelikult see, et see on ikkagi eneseületus, et ma ei taha jätta muljet, et see on nii kerge olnud, et see on ikkagi see, kui sa pead planeerima, mida sa siis lauale paned ja sul on need lapsed seal ja sa nagu pead koristama ju omal hoid, kui enne, kui keegi külla tuleb. Ja pärast on ju. Aga see lihtsalt on see, kuna meie jaoks on sõbrad alati nii olulised olnud, ma arvan, et ma nagu aastatega, viimase 9 aasta jooksul ma olen kindlasti palju halvemaks sõbraks muutunud, see on raudpolt kindlalt, ma tean seda. Aga samal ajal me ikkagi näeme, me hoiame seda, neid sõpruseid ja isegi kui me näeme 2 korda aastas mingit inimest või kord aastas, siis vähemalt me näeme ja et me ise nagu panustame sellesse ka, et me kutsume, me teeme, et me loome selle nagu selle võimaluse, et muidu sõprade poolt on see, et kõik vaatavad, sul on nii kiire elu, sul on 3 last, et ei teagi, mis hetkel nagu jalga ukse vahele nagu toppida, et sa ei julgegi ja sealt võibki see distants nagu tekkida, et ma ei julgenud ühendust võtta ja umbes mul polnud aega, eks ole. Ja siis ongi 5 aasta pärast avastada, et mul pole sõpru, mis on täiesti tavaline asi, mis tegelikult juhtub, aga pole kunagi liiga hilja võtta nagu sõprusid jälle ülesse, ma arvan. Kuidas teil lastetulek omavahelise suhtele nagu mõjus? Et seal on ka väga erinevad, et miks me Vapse ükskord nii-öelda siin paar aastat tagasi alustasime, oligi põhiasjalikult see, et ikkagi lapsed tulevad suhtesse, on kriis ja lastega abielud lahutavad 3 korda rohkem kui ilma lasteta, et ikkagi väga paljudel on see korralik nagu väljakutse. Kuidas teie suhe seda vastu võttis ja nende läbi 3 lapse? Ma arvan, et me olime enne seda nagu nii palju kogenud, et me olime koos hästi palju reisinud, me olime koos koera võtnud. Koos koera võtnud. Mis on suur osa on ju sellest, et ikkagi kolinud, ma ei tea, sa oled töökohta vahetanud, et ikkagi neid siukseid nagu mingeid raskemaid hetki juba oled nagu läbi teinud. Ja me olime ikkagi nagu piisavalt siuksel ühel lainel, ma arvan, et pigem see lapse saamine, ma arvan, et kui sa oled nagu enne last pigem heas suhtes, siis see läheb paremaks lapsega, aga kui sul enne on siuke nõrk seis, siis see läheb ainult nagu hullemaks. Võimendab. Seda üles ehitada keeruline, siis pinge läheb palju. Lapsed võimendavad kõike täpselt nii, jah. Et ma arvan, et meil pigem nagu see sidus veel rohkem lihtsalt kokku. Eks me selles mõttes meil on, ma nagu ise nimetan seda, et see oli vajalik, nagu meie suhte kõige suurem madalseis, mis oli tegelikult toimus enne lapsi. Umbes kui me olime mingi 1,5 või 2 aastat koos on, siis me läksime lahku. Päriselt? Läksime lahku 3 päevaks. Oi. Jah, aga see on üüratult pikk aeg, kui sa tarjad niimoodi kogu aeg koos olema. Sest me kolisime mingi samal nädalal kokku, kui me hakkasime deitima. Et selles mõttes see oli nagu minu elu üks nagu suurimaid pauke ikkagi. Miks te lahku läksite?
sest me töötasime koos. Me olime mingi pool aastat töötanud koos elus esimest korda nagu ühes ettevõttes ja meil läksid. Samal ajal nagu tekkisid mingid muud raskused veel kõrvalt, et sul üks... Jah, Rootsis minu väga armas lähedane inimene suri ära, et ma olin tegelikult nagu ma leinasin. Ja mul samal ajal nagu otsisin mingit eesmärki laiemalt nagu elus, et mida teha ja kuidagi siuke eksistentsiaalne nagu kriis. Ja siis need nagu mõlemad asjad kuidagi viisid meid nagu natukene nagu eraldi. Ja kuna mina olin tol hetkel projektijuht ja Robbie tuli mulle appi, aga mulle appi tähendas seda, et mina olin põhimõtteliselt tema otsene ülemus. Ja kõik see kombo, see, et inimesed leinevad erinevalt, aga mina nagu, kui mul on hästi rasked ajad, siis ma olen väga sissepoole. Inimesed ei usu seda, et ma suudan vait ja sissepoole olla, aga et ma nagu põen hästi sisemiselt nagu. Ja Robbie jaoks oli see ootamatu. Ja Robbie ei osanud seda käsitleda, samal oli temal endal olid sellised nagu eksistentsiaalsed küsimused, mis temast üldse saab ja mida ta teha tahab ja kõik see lihtsalt lõppes sellega, et Robbie arvas, et võib-olla me peakski koos olema. Ja minu jaoks tuli see nagu hästi nagu latakas vastu nägu. Ma sain aru, tegelikult oli nii, et meil oli kõik hästi, kõik oli super, aga 2 kuud oli raske aeg. Ja tegelikult sa mõtled nagu elu mõttes 2 kuud on nii lühike aeg, aga tead see 2 kuuga sa võid nii rõvedasse kohta sattuda oma suhtega, oma eluga, nagu sellisse musta auku, kus sa ei mäleta mitte ühtegi ilusat hetke. Kui need trepiastmed viivad nagu tasapisi ainult mingeid hullemaid raskuseid toovad ette. Aga samal ajal ei ole nii tasapisi, see oli isegi vähem kui 2 kuud, mingi 1,5 kuud. Ja selle ajaga sa nagu avastad, wow, mis juhtus. Ja ma sain tegelikult täiesti aru, nagu, miks me oleme selles olukorras ja miks Robbie nagu tundis, et ta ma ei tea, et see ole nagu mõistlik edasi minna, aga siis 3 päeva hiljem Robbie'l oli mingi ilmutus ja ta oli mingi, oota, aga mida fuck'i ma teen? Miks on ju? Ja kõige haigem lugu selle juures, et meil oli koer, ühine koer, üle aasta olnud ja Diego, meie koera nimi, temaga oli kogu aeg kõik hästi olnud ja täpselt siis, kui me lahku läksime, tema juhtus terviserike ja kuna me mõlemad armastasime, jah, siis 2 päeva me olime lahus olnud, selle 2. päeva õhtuks me mõlemad kohtusime koerte erakorralises, kuna me mõlemad olime ju super mures. Ja sealt edasi me läksime koos koju, sellepärast, et Diegol on halb olla. Ja siis oli see kuidagi tõi meid niimoodi kokku, et Robbie oli nagu mingi, oota, mida me teeme? See on väga tore lugu, kus minul oli nagu kõne valmis mõeldud. Ma pole kunagi seda rääkinud, te saate nii palju sükast contenti, mida pole kunagi kuskil rääkinud. Mina pakkusin oma asjad kokku, ma ütlesin, ma jätan Diego sinuga täna. Ja ma tegin selle final speech'i, ma tegin talle lahkumise kõne, kus ma olin mingi, ma olen 2 päeva, ma olen ainult nutnud, aga ma teen rahu sellega. Ma saan aru sinust, nagu ma saan aru, et see viimast 1,5 kuud on täiesti pekkis olnud, et mina ei ole olnud mina, sina ei ole olnud sina, et võib-olla ongi nii õige. Ja ma panin nii tiipi 0,5 tundi järjest ja ma hakkasin ära minema ja Robbie tuleb, võtab mult käest ja ütleb, ära mine, lähme hoopis ära, lähme lennujaama. Fuck this shit. Lähme lihtsalt minema. Lähme ükskõik kuhu nagu, kuna see oli keset detsembrit, see oli kõige raskem aeg tööalaselt ka nagu, kõige pingelisem aeg. Ja Robbie ütles, et lähme ära, suva, oleme vastu. Et lähme lennujaama ja vaatame, mis lennud on. Lähme esimese lennuga minema, ükskõik kui kaugele nagu. Ja siis me läksime lennujaama. Läksitegi kohale? Ja me viisime Olidki Diego. vastutustundetu. Oli mingi esimest korda elus, viisin Diego, kes oli just haiglast tulnud oma ema juurde, me ütles, ära küsi küsimusi, me läheme minema. Me läheme lihtsalt minema. Me läheme kaugele teise otsa maailma, sest et esimene lend läheb kindlasti kuskile super kaugele. Ja siis me läksime lennujaama pühapäeva õhtul. Kell 8. Ja lennud läksid kuskile Soome, Riiga ja... Me läingi Norra, Bergenisse. Norra Bergen oli ka, jah. Aga me nagu olime mõelnud mingi, ma ei tea, lähme Taisse või lähme Lõuna-Ameerikasse või kuhu iganes. Kuhu iganes, aga saime aru, et meil oli kriteeriumid, kuhu iganes ei sobi. Aga mitte päris Lätti või Soome, et lähme teeme midagi ülikreisit, vaata. Ja see ei saagi minna. Siis me olime sul lennujaamas, mõtlesime, mida me teeme. Me oleme kõigile öelnud, et läksime minema. Kõik teavad, et lähme ära, jah. Ja siis me mõtlesime, et kuule, aga ma ei tea, võtame mingi hotelli lihtsalt. Lennujaama kõrval, olime mingi nädal aega seal. Kõik arvas, me oleme kuskil välismaal.
ja meil oli nagu mesinädalate luks, ma arvan, et meie päris mesinädal pärast abielu ei olnud ka selline nagu see nädal aega, see oli nagu üks kõige erilisemaid hetki, kus oli nagu sihuke taassünnitunne, ümbermõtestamise tunne, kuidagi nagu armud uuesti vaata. Ja nagu saad aru, et vau, et nagu sina kogesid seda suhet üldse niimoodi ja mina niimoodi ja üldse meie rolle ja kõik see mees ja naise energia ja see, kuidas see kulmineerus sellega, kui me koos töötasime, saime aru, et see ei peaks ega tohikski nii olla, et mina, et koduses meeleöös on jah see, et naine vahel otsustab, on ju, rohkem kui mees. Kuigi see ei pea nii olema, aga et lihtsalt ma olen emotsionaalsem ja võib-olla vokaalsem, on ju, aga tööalased lihtsalt. et Robbie lihtsalt see, et paneme kirja, mul on fine, on ju. Millerite perest käib niimoodi. Ei noh, Robbie ütleb happy life, happy life, on ju. Ja mul on nagu tundub, et tal on väga happy siis, kui wife on happy, on ju. Et mulle meeldib uskuda, et mina otsustan, ma tegelikult tean, et nagu me otsustame nii, et mina otsustan ja ma pean teda ümber rääkima ja siis, aga anyways, et me kuidagi saime nagu aru, et rollid üleüldises mõttes, meie suhtes, töödünaamikad, asjad ja me küll jätkasime, tegelikult me töötasime pärast 10 aastat ühes ettevõttes, aga me saime aru, kuidas me peame oma tööasjad sättima niimoodi, et milles mina olen hea ja milles tema on hea. Ja et me ei paneks üksteist olukordadesse, kus me oleme nagu alluva ja siis selle nii-öelda bossi nagu rollides, sest et me ei pea niimoodi olema, me ei pidanud tegelikult ka siis olema niimoodi ja kuidagi need asjad nagu toimisid väga-väga hästi ja lihtsalt see pauk, mis meil nii-öelda oli tol hetkel, ma arvan, et see lõi väga hea pinnas, et see oli nagu nii valus, aga nii vajalik ja mul on hea meel, et see toimus nii varakult ära. See ei toimunud siis, kui meil on lapsed või siis, kui me olime juba abielus, on ju. Vaid tänu sellele me tegelikult saime nagu kogu oma suhte ümber mõtestatud. Aga see lõpukõne, millest Liisu rääkis, oli jah päris äge moment, et ta reaalselt rääkis, ma arvan, mingi 20 minutit järjest ja kuskil 10. minuti peal ma juba mõtlesin, et aga kõik selle jutt on nagu nii loogiline ja sa oled nii äge, et miks me üldse nagu selles olukorras praegu oleme, et sa hakkad ära minema. Ja siis viimased 10 minutit ma ainult mõtlesin, et okei, et ma ei lase sind nagu kuskile siit. See on lihtsalt nii ilus, vaata, nagu me koolitustel räägime ka, iga kriis lõpetab selle suhte sealt kohast, kus ta oli. See on läbi, finito. Ja siis algab uus suhe. Ja te tegite nagu vau. Musker räädis sellest ja mul on veel eriti hea meel, et nüüd saime ka teada, milleks te koera pidite võtma. Ehk siis ikkagi koer oli vaja võtta, et ikkagi kokku Hollandi koeriga nimi on Diego. Muidugi vaata Mehhiko sugemetega. Mehhiko sugemetega Hollandi koer. Sellega oligi see, et me läksime Mehhikosse mu sõbra juurde, kelle nimi oli Diego. Ja kuna me Mehhikosse hakkasime vaatama, et millist koera võtta, siis me otsustasime seal juba ära, et me koera nimeks paneme ka Diego. Kuule, aga see, kui tööst rääkida veel, siis nagu väga paljudel on kindlasti tegelikult see eriti nagu koostöötamine, ka siin sul on olnud, et see on üks väga väljakutsuv asi, et te panite veel 10 aastat pärast seda veel otsa koostöötamist. Nüüd te olete kodus koos, samal ajal olete nagu lapsevanemad, eks ju, koos, teil on sohe ja siis veel töötate koos. Kas te seda kõike ära handlite nagu kõigepealt siis selles mõttes koos töötamise kontekstis? Et pärast seda, kui te olite selle ära õppinud, et okei, et nagu alluvussuhe ei toimu. Kus te saate aru, millal on rollivahetus? Ma lihtsalt enda isiklikus küsimus küsisin, sest mul on samamoodi kodus väga palju toimetamist. Ma oma kalli kaasaga võin 24/7 koos olla. Millal ma saan aru, et mul on töösuhe, millal ma saan aru, et mul on paarisuhe? Kuidas te neid rolle vahetate? No eks meil on praeguseks kõik need asjad nagu ka nii põimunud, et ongi väga raske on nagu kuskil... Liisu ei saa üldse aru, aga Robbie saab paremini aru. Robbie saab paremini. Minul on nagu see lihtne, et kodus või nagu ütleme, kui ei ole tööprojekti, siis mina ei mõtle töö peale. Lihtsalt väga lihtsalt käib see minul nagu. Ja kui lapsed tulevad ja ütlevad issi, siis juba kõik kukub. Kõik ja ongi, issi on kohal. Vastakas läks, jah. Ja emmel on nii, et anna mulle 2 minutit, 2 minutit võrdub 20 minutit ja ikkagi süümekad, et mul on see asi tegemata, aga okei, ma emme nüüd kohal, on ju. Et jah, see on üks asi. Aga töö struktuuris me tegelikult muutsime ka palju, just siis, kui lapsed sündisid ka. Esialgu Liisu muidugi oli kodus ja mõnda aega ei töötanud, aga siis, kui ta tagasi tuli, siis me võtsime täiesti ikkagi nagu, puutusime kokku, aga mitte nagu liiga palju, et võtsime erinevad rollid. Liisu tegeles rohkem sotsiaalmeediaga
ja mina klientidega ja hulgimüügi ja muude sihukeste asjadega. Ehk siis ei olnud nagu pidevalt nagu... Et meil olid nagu ühiseid teemasid, aga ei olnud nagu kogu aeg see, et kogu aeg peame läbi rääkima, kogu aeg peame nagu üksteisega arutama neid tööasju. Tuleb oma kraadi igaks jooks, mikrisse ei jookse. Väga hea. Aga ma mõtlen, Liisu, kus see on nagu, kui ma mõtlen, kui sul on pidevalt on see ärevus, ma lihtsalt tunnen seda väga nagu ära enda puhul ka, et ühtepidi nagu seda ärevusfooni, teiseks see, et nagu tööd tahab tegemist, eks ju, raske on seda võib-olla ümber lülituda, eriti kui sa oled nagu ettevõtja ka, sul on kogu aeg on pikk nimekiri ees, nagu see on sihuke nagu läbipõlemise valem ka nagu ilus, oled sa selle nagu... Jah, ei ole nagu tundmatu tunne. Ei ole jah? Ei, selles mõttes... Tegelikult on nagu nõme öelda, et kogu aeg kõnnid nagu siukse läbipõlemise äärel on ju. Aga see on nagu, ma ei saa öelda, et see on nüüd, see on toimunud 9 aastaga, kui ma emaks sain või et see on toimunud 4 aastaga või 5 aastaga, kui ma ise ettevõtjaks hakkasin. Et see on tegelikult see, kuidas ma terve elu olen olnud. See, kuidas ma koolis olin. See, kuidas sa koolis õppisid. See, kuidas ma koolis õppisin. See, kuidas ma hakkasin karjääriredelil nagu ronima. Ma olen alati, see on nagu mu superpower ja samale see on nagu see, mis mind edasi viib, aga samale see, mis mind metsikult nagu läbi tõmbab. Et selline rööprähklemine on alati on minu osa. Et ma olen harjunud sellega. Ja minu jaoks ongi nagu, seda nagu veider öelda, et minu jaoks tundub tervislikum ja turvalisem seda tunnet kogu aeg tunda, kui see, et appi ma nüüd puhkan või appi mul pole to-do-listi või appi, et ma ei oskagi olla niimoodi, et mul ei ole seda tunnet. Robi ei tea üldse, millest ma räägin, on ju selles mõttes, et tema ei koge selliseid asju. Tema pealistis ei ole sellist to-do-listi, tema to-do-list on minu peas. Vot seda võime küll. Pluss veel laste oma ka. Täpselt. Laste oma ka veel. Ja naabrite oma ja mis iganes töö. Liisuse protsessor on lihtsalt nagu mingisugune nagu ülivõimas arvuti, millel on sul on 300 akent lahti. Kogu aeg nagu käib nende erinevate vahel. Et see ei ole, ma tean, et see ei ole tervislik. Nii. Ma ei soovita seda kellelegi, aga ma ei oska ilma selleta. Samal ajal on see nagu su superpower vaata ka. Ja nagu siia läbipõlemine on ikka paratamatult sisse kirjutatud. Ongi ja see nagu need ongi olnud ja see on täpselt see, et kui see on nagu hea näide, et kui ma võtangi nädala vabaks, ma olen ju haigeks tavaliselt. On see, sest keha tegelikult on nii kaua olnud. See on alati olnud niimoodi ja see tegelikult on nagu, ma isegi lugenud, see metallauda, et ma olen lugenud ju mingeid uurimusi ka, kus ongi nagu mingid retsid nagu ettevõtjad ja inimesed, kes on 50 aastat töötanud retsi tambi all on ju, ja siis lähevad pensionile ja pups. Kõik. Sellepärast, et keha pole harjunud enam tegema. Ja minul on ikkagi eesmärk elada 100-aastaseks koos Robiga ja olla terve on ju. See tähendab seda, et ma ikkagi võtan aega, et tegeleda oma kehaga, käia jalutamas, teha trenni, olla mehega, olla lastega, aga isegi kui mul poleks tööd, mul poleks ettevõtted, mul poleks tööd, kui ma võiks olla see stay at home mama, mis see on, et Robi toob nagu kottidega raha lihtsalt koju ja ma mingi super. Ainult umbes, ma olen nüüd käin ilusalongis ja olen lihtsalt naine, võib-olla ma oleks isegi koduabiline ja lapsehoidja. Ma leiaks ikka mingi 100 asja, mille pärast stressata, põdeda, mingisugused to-do-listid, et ma ei oskaks muud moodi. No see on ilus asi, mille peale siis vaadata, et seda juhtuks, et pensionile jäädes, mida ei soovita mitte kellelegi, sest see pidi kõige kiirem tee nagu surmani olema, kui pensionile üldse jääda, siis et ikkagi, aga et seda keha hoida. Tegelikult on see, et peab 100-aastaseni tegema nii. See on üks asi küll. Ma siin ju niimoodi sellele nagu alla ei kirjuta. Ei, kui vaatasid Blue Dots, vaata see filmid on ja see film, mis näitaski, et see pikaajalise üks valemitest oligi see. Tööl käimine on üks asi, vitaalne tööl käimine, teine kohta, mis teil olemas on, tegelikult on sotsiaalsus, eks ju, need on kõik need punktid, mis tegelikult kirjutavad sinna alla, mis aitavad teid kindlasti sellel teekonnal. Aga ikkagi, et see nagu keha tahab puhata, see, mis ise ütled, et ta näitab sulle ära selle, kui ta nädal aega võtad puhkuse ja oled see nädal aega haige, see annab selle nagu sulle tegelikult pildi ju ette, et mingit muutust on vaja. Eks see on tegelikult asi, millega me aktiivselt tegeleme ka ja kuidas... Samal ajal Liisu on väga hea eneseanalüüsija, on ju.
et me räägime nendest asjadest palju ja pidevalt. Ja ma tuletan nagu meelde neid asju pidevalt, et kuule, võtame nagu, proovime natukene vahepeal liisupastakad ka kukutada. Ja ma arvan, et tasapisi elus õppima. Selles mõttes on ikkagi läinud, tähendab, tempo on läinud hullemaks, aga see tempo on läinud alati hullemaks. Sorry, aga alguses ei olnud palju. Kuule, oota, ma jõuan oma pandini. Tempo on läinud meil alati hullemaks, sellepärast, et kui muidu nagu mõtled, et töö eest saad 3 last, et rohkem sinna ei mahu, siis ikkagi tekkis sinna veel ettevõtlus juurde ja mingid hobid ja Robil tekkis üldse mõte, et nüüd ta tahaks ülikooli minna. Intensiivsus allapoole ei lähe. Jaa, intensiivsus allapoole ei lähe, aga samal ajal me õpime nagu selle pusle sees ikkagi leidma selliseid nagu auke hetki, kas või see, et meil on tööprojekte mega palju, aga ma saan ikkagi ise otsustada, et kuna nüüd ma olen ise täiskohaga ettevõtja, siis ma tegelikult tean, et ma saan sättida oma asju. Ma olen ise oma kalendri boss. See ei tähenda seda, et mul on rohkem vaba aega, kui enne, kui ma palgatööl käisin. Aga ma saan ikkagi sättida oma energia järgi. Ma saan nihutada neid asju. Ja ma ei tee seda liiga palju, aga lihtsalt ma tean, et ma olen vähemalt tänaseks loonud need võimalused, et ma saan oma tööd teha, aga mitte ainult nagu, et ma pean tööd tegema, vaid tööprojektid, mida ma teen, on mega lahedad. Ja see on jälle see, kus muidugi läheb see häguseks, kus läheb puhkus, kus läheb töö, on ju. Aga vähemalt sa naudid seda. Aga vähemalt ma naudin seda ja, et see ongi nagu see, et tempo on tõusnud, on ju, aga lihtsalt see samal ajal on tõusnud nagu hästi heade emotsioonide arvelt. Muidugi head emotsioonid tekitavad ka kehale tohutut stressi. Ja see kõik see elevus ja kõik see. Minu küsimus ongi nüüd see, et kuidas te taipate nüüd, kumb siis teist nagu nii-öelda ütleb, nüüd on see hetk, et kuule, paus. Sest kuidas meil nagu peres käib, on see, et tuppa ilmuvad siuksed tegelased nagu lühikese süütenööri issi ja lühikese süütenööri emme. Et kes nagu on väga konkreetselt mingi lastega, üksteisega on ja hakkavad nüüd tulema, siis on kuule, see on ilmselge märk, et kuule laste käitumine peegeldab meile, et need tüübid peavad nüüd aja maha tõmbama ja kohe on kässer. Et nüüd on järgmised projektid, meil on ka koostööd ja asjad tulevad. Me lükkame need edasi lihtsalt, et me ei ole võimelised seda tegema, siis see asi laguneb. Kuidas teil need märgid on? Ei no, eks meil tuleb ka seda lühikest süütenööri ette ilmselgelt, aga ütleme, no mina olen tihtipeale ikkagi see, kes proovib nagu tasapisi öelda, et kuule, praegu võtaks nagu hetke, et paneks, ma ei tea, telefonid käest ära, on ju, et oleks päriselt siin võtaks selle aja ja oleks siin kohal nagu, et telefoni käest ära tähendab siis, et töö peab lõppema, kuna ma teen telefonis tööd. Et mitte lihtsalt ei scrolli TikToki. Vaid minu töö vahend on minu telefon. See on nagu sinu pastakas, mis maha kukub. Et jah, kui Liisul on siuke hüperfookus, et teha ära to-do listis kõik asjad on ju, siis ja ta ise ka töötab selle nimel, et tasapisi nagu ennast sealt osata välja tuua, aga ma proovin nagu kõrvalt märgata seda. Minul on tegelikult vaja hästi konkreetseid reegleid ja vahel on see nägu seal, et pilt on, heli pole, pilt on kuri. Et nagu... Robi poolt siis. Ei no, ega laste eest sa ei taha nagu nõmedalt tegelikult öelda ka, et nagu come on, nagu nüüd on tegelikult, et sa ütlesid 5 minutit tagasi juba, et sa lõpetad tööasjad ära, eks ole. Et siis ma ikkagi saan nagu aru ja võtan tegelikult nagu teadlikult ennast kokku, aga see ongi nagu keeruline, kui sa oled iseenda ülemus ja sa täpselt teed nii palju teenid, kui palju töötad. Et Robi on sinu jaoks see nagu aitäh sulle, Robi. Ja hoiad nagu... nukid, tuleb, väga äge. Hoiad naist nagu jälle suhtes ree peal, et ta vähem ei lähe sinna täitsa ei kuku ära. Ta on tõesti väga tubli, et ta reaalselt võtab mul nagu 2 käega õlast kinni, ei raputa, vaid ütleb hinga. Ja saab mind närvi, mis mõttes hinga, ma hingan. Hinga peal. Ma ju kuulen, et sa ei hinga. Et ma kuulen, et sa hingad ainult pinna peal. Ta teeb mingi iga 2 minuti tagant ühe sükse. Ja, seda kuulevad kõik kogu küla. Et selles mõttes see on nagu hästi hea, et Robi on tegelikult selline hästi nagu aus peegel ja kuna me tunneme üksteist väga hästi, siis tegelikult on see nagu ka põhjus, miks ma ilmselt olen seda täielikku läbipõlemist suutnud vältida, sest et Robi on nagu see, kes suudab selle ära maandada. See on huvitav, et me oleme nagu nii erinevad, aga samas õnneks nagu nii ühel lainepikkusel, et me nagu tunnetame üksteist ja tänu sellele on võimalik neid asju nagu ohjas hoida, ma arvan.
Kas teete suhte jaoks ka muidu mingeid teadlikke tegevusi või on teil nagu, kui teil tööl on plaanid nii-öelda olemas, kalendrid on nii-öelda täis, kas on suhte jaoks ka midagi, mis teate, et okei, need on meie tegevused, mis me suhtele alati anname või mis on need? No üks asi, mis on niisugune, mida me proovime, ma ei tea, kord poole aasta jooksul või umbes nii teha. No, see on selline nagu... Ma ei tea, mis ta ütleb, aga see kõleb kord poole aasta. On nagu mingisugune trip kuskile. Et meile meeldib käia... Nojah, aga nagu selles mõttes trip, et ma ei tea, käime mingitel kontserditel näiteks. Kontsertreisidel. Ja kahekesi. Jah. Et ma olen nagu suur melomaan ja siis ma võtsin välja mingid lemmikud artistid, kontserdid, vaatan lennupiletid ja siis arutame, et davai, lähme. Ja mina olen jah. Ma isegi küsi. Jah. Jah, Liisu on seal. Just. Usaldad muusikamaitset? Mul on täiesti suva, kuhu me lähme, mida kuulame, nagu, et kui me lähme jah. Lapsi pole, mees on, davai, teeme ära. Aga selles mõttes ma olen ka seda nagu meelt, et pole mõtet, see ei ole nagu jätkusuutlik, kui sa elad väikeste laste kõrvalt niimoodi, et sa ootad mingit tipphetke, mis toimub kord poole aasta jooksul või kord isegi kuus või kord kvartalis. Aga lihtsalt seda on väga äge planeerida. Seda on väga äge planeerida äge oodata nagu kuidagi süke. Aga meil on ikkagi, nagu minu kõige sellisem nagu parem nipp on ikkagi see, et need väiksed märkamised päeva jooksul, pisikesed asjad, kas või see, et Robbie teeb igal hommikul, vaat ei ole, kas ma olen ärkvel või ma ei ole ärkvel või kas ma olen eile õhtul olnud nõme või ma ei ole nõme olnud. Ta teeb mulle printsessi vett. Nii. Ja laseb lastel selle voodisse tuua. See on ingverivesi, soe ingverivesi. See on printsessi vesi. Ja ta toob mulle selle alati voodisse. No see on siuke hellitav nimetus, et poistel on nagu väga palju erilisem siis viia seda voodisse, et emme, et see on printsessi vesi. Ja ma tean, et ta teeb mulle alati hommikusöögi. Ma ei pea seda paluma. Kas või see, et ma ei tea, me kohtume elutoas, muidu on sellised sagid on ju mööda tuba ringi. Väike kallistus, väike käest kinnivõtmine, musi. Me räägime üksteisega hästi palju ja me räägi ainult tööst või projektist. Robbie kuulab mingit podcasti, mingi räägi, mis sa kuulsid, nii huvitav, arutame. Et me nagu, me kogu aeg nagu suhtleme. Mingid tillukesed asjad, näiteks Robile on see, ma ei tea, kas sa ei rääkinud seda, et kui ta magama jääb, kui me magama jääme, siis alati viimase asjana. Must jääb väga pehmo mulje. Ei, see on väga ilus mulje. Lusto ja nunnu. Reaalselt. Enne kui me magama jääme, ta joonistab mulle keha peale sõrmega südame. Ilus. Ja siis, päris pikalt oli, ma ei tea, kui kaua sa tegid seda, kus ta joonistab sõrmega mulle südame ja siis nagu kustutab ära käega. Ja ma üks hetk küsisin, Musi, sa teed mulle seda südame kogu aeg, aga miks sa ära kustutad? Ma ei kustuta ära, ma hõõrun sisse. Kui ilus. Ai, kui hea. Ülihea. Äge, Robbie, kuule. Väga paljud naised praegu tulevad. Kas sa kuulsid, kuidas siin on? Me nägime 5 armastuskeest. Siin oli nagu teenimine, siin oli mingid kingitused, siin oli oma puudutused, kvaliteetaeg. Lihtsalt nagu vana lihtsalt paneb niimoodi. Pehmona, mis pehmona. Lihtsalt, geniaalne. Aga just lihtsalt see, et see oli nii ootamatu, et ma hõõrun sisse. Et ma mõtlesin kogu aeg, et ta teeb ja siis kustutab nagu liivasesse, vaata. Ja ma ei tea, kui kaua ta juba tegi seda ja ma kordade küsimusin iga kord, et äkki täna ei kustuta. Ja siis ükskord küsisin ja see oli lihtsalt nii naljakas. Ma ütlesin, et appi, see on nii tore. See on hea näide, vaata, et sa pead rääkima sellest, et muidu... Teine arvab, et kustutad kogu aeg ära. On jopu kustutab kogu aeg ära, nüüd jälgi jääks. Aga see siin iga õhtu siis, et aga neid õhtud ka on ikkagi, kus on ikkagi tormipilved ja et ei... Vahel harva. Aga siis, kui ma vahest pahur, sa ikka teed. On. Kuule, see on ilus, et sa lähed sellest kelle peed. Naine on pahur, aga sina ikka teed. Hoiad seda joont. Võib-olla mitte 100% iga kord, aga enamasti. No, meil on õnneks nagu, ma ei tea, kas on see, et me oleme nii kaua koos olnud, et need nagu suured mingid siuksed vikerkaari värvilised nagu tülitsemised igas toonis on nagu ära jäänud. Meil ongi see, et kui on siuksed nagu raskemad hetked, mis tavaliselt tulevad alati ühest põhjusest, on see, et on liiga palju taldrikul. Ja mina olen ajaoptimist. Ajaoptimist tähendab seda, et ma arvan, et ma suudan kõike ära teha umbes kõik selle 2 tunni jooksul. Ilmselgelt ma ei suuda.
aga ma arvan, et me nagu juba tajume ja teame, kaua meil umbes läheb aega, et need mõtted ja emotsioonid nagu lahtuksid ja et siis nagu uuesti. Ja me teame ka, millal nagu mõistlik rääkida asja selgeks ja vabandada, sest me oleme väga tublid vabandamises ja millal ei ole mõistlik nagu torkida, on ju. Et selles mõttes ja vahel ongi nagu see, et noh, et me nagu lõpuks suudame see nagu naljaks pöörata, et noh, vahi meid 2 tohlakat, on ju, mille üle me üldse kaklema. No kuidagi nagu, et lihtsalt me saame aru, et need ei ole tõsised asjad, see lihtsalt ongi sellist aja peale surumisest nagu tekivad need, nagu kus mina tunnen, et ta on liiga flegma, anna nüüd agud, teeme kiiremini, mida sa passid, on ju, ja tema tunneb, et mis ma hüsteeritsen, et ise olen süüdi, et need asjad siin taldriku peal kõik uhjused, eks. Et me saame nagu aru, miks me selles olukorras oleme. Ja aga see ongi täpselt see, et vaata mingis hetkes, noh, üks on nagu liiga kiire protsessoriga, teine on rahulik, üritab seda maandada. Kui see nagu on, üks üritab tempot tõsta, teine üritab maandada, siis see lähebki vahel nagu. Seda ütlevad kõik uuringud samamoodi, et kui suudate tüli lõpetada nagu naeruga, et siis see on ka üks hea pikaajalise suhte saladusi, nii et tundub, et teil on nii-öelda teekonda siin minna. No mis on nagu üliäge on see, et kui vaatad Millerit ja seda sotsiaalmeediakanalit, ideaalsed inimesed, noh. Siis on kodu korras ja siis on nagu mingi lapsed on nunnupallid ja niimoodi Robbie särab seal või. Siis kuulad, tegelikult päris inimesed ja nii äge, millest me praegu räägime. Et ikka teil on ka fight ja teil on ka rasked hetke. Aga mõnusalt teevad läbi, eks? Hästi mõnus. Aga räägime lastega ja lastega suhtes ka. Teil on nagu 3 last, kuidas te kvaliteetaega seal nagu jaotate ja no teate, olete kursis sellega, et iga lapsega üks ühele aeg väga nagu vajalik ja no 3 lapsega arvestades seda, mis sa oled rääkinud, kui palju kandikul on, no ongi raske, see on väga suur väljakutse. Ja seda me näeme, et lapsed ise ootavad ka seda üks ühele aega nagu hästi palju, sest et muidu on alati see, et nad nagu, noh, kui me oleme kõik koos kodus, siis nad ikkagi mingil määral alati nagu on võistlus, et kes saab, ma ei tea, rohkem seda snäkki või kes saab enne mingit mänguasja mängida või noh, kogu aeg on nagu niisugune olelusvõistlus. Eriti oli poisid, seal on konkurents tugev nagu. Et kui nad saavad ikkagi sellest süsteemist nagu korra välja üks ühele tähelepanu, siis nad on täiesti teised karakterid kohe nagu. Aga kuidas kirjeldada? Näiteks mul on näiteks see keskmine plika vajab nagu päriselt seda, kuna ta on keskmine laps ka, siis ta nagu, ta ongi, et me peame nagu kodust välja minema, siis ta teab, et nüüd on nagu päris. Vanema plikaga, temal on niimoodi, et ta tuleb kojus vannituppa, et paps, ma panen ukse kinni, nüüd räägime 2 juttu. Aga keskmine plika on niimoodi, et me läheme õue, me läheme autoga sõidame kuskile autopesulasse kasvõi, et kuule, et oleme siin või teeme midagi, et annab ise sellest muidugi märku ja tavaliselt ka siis ebatervetel käitumisviisidel palun tähelepanu. Ehk siis ta hakkab käituma niimoodi, et sa näed, et õed saavad pihta, meie saame pihta, et siin asjad lendavad kõik on. Ja kõige väiksem on lihtsalt see, et palun vii mind lasteaeda käest kinni ja kui me tuleme, siis meil ajatu ruum. Ja kuidas teil on need asjad? No me võtame alati, kui päev on alati siuke hektiline või tihtipeale hektiline, siis üks punkt, kus me alati nagu üks ühele kohtume nendega on voodis, et igaüks oma toas. Ja siis ongi see magama paneku hetk, enne seda me nagu räägime üks ühele alati nendega. Ja nad vajavad nii erinevaid asju, üks tahab selja silitamist, teine tahab pea kõdistamist, 3 tahab lihtsalt rääkida, tühjaks ennast. Et need on nagu need asjad, aga see on siuke igapäevane asi. Aga päeva jooksul küll, et me näeme, et samamoodi nagu sa ütled, et nad vajavad nii erinevaid asju. Et meie vanempoja on selline, kes tema võib-olla naudib kõige rohkem üksiklaps olemist. Tema väga tahaks, et teda igale poole kaasa võetakse ja nüüd ongi, et kui vähegi võimalik, siis me kaasamegi teda suurte inimeste tegevustest, sest ta tahab olla hästi suur. Et Robil oli just jalgpalliturniir, kus tema ise mängis, mitte lapsed, muidu meil on jalgpall on väga suur osa, lapsed kõik mängivad jalgpalli meil, et oli issi turniir ja siis vanem poja sai kaasa minna ja ollagi nagu ainult üks täiskasvanutest põhimõtteliselt seal. Nojah, seal oli siuke nagu kuttide seltskond pärast, see oli siuke häng on ju, et tema oli nagu üks kuttidest. Et ta ei pida minema kell 8 magama nagu väiksed vennad, mida tavaliselt alati lähevad, et ta saigi olla kaua üleval ja nagu lihtsalt olla üks meestest, et tema nagu hullult vajab seda ja kuidagi nagu seda täiskasvanute tähelepanu ja seda saab tunda, et ta on nagu ikkagi tark ja ilus ja osav, on ju. Meie keskmine laps, temaga on sellest, kui sa ütled, et sulle tundub, et sa tahab just välja minna, on ju. Meie keskmine laps on selline, et tema tahab hullult sotsialiseerimist.
ja tema ei taha üldse üksinda olla. Tema tahab, et võiks terve külalapsed kõik kokku kutsuda ja mängida ja möllata ja et kui ma nagu, üritame teha niimoodi, et ossupäev, Fredipäev, Villipäev on ju, teeme, mis tahad. Siis Oskar on alati see, kes ütleb tund aega hiljem juba, aga millal sõbrad tulevad, kus saaks mürada, möllata, et ta nagu hästi füüsiline ja et ta tahab meiega üks-ühel olla, aga ta hullult tahab teiste lastega koos olla. Vaata, kui vanem laps teab, ilmselt ta ei mäleta, mis on elu üksik lapsena, aga ta on kunagi olnud üksik, kuni tuli teine laps, on ju. See teine laps, tema teeb elu ainult koos vendadega. Tema ootab, et kui tal on kodune päev, ta ootab, millal vend tuleb koolist, lasteaiast, millal sõbrad tulevad, on ju. Et ta nagu, tore küll emme sinuga mängida, aga nagu, kus pidu on? et siis me nagu mõtlemegi, et selle asemel, et ainult üks-ühele teha, mida me ikkagi üritame teha, et me laseme tal hoopis mingit sõpru valida. Mitte nii, et meie valime, kes kellega mängib, et tema ütleb, kellega tahab midagi teha, siis me olemegi läinud kuskile tema valitud sõbraga hoopis. Ja ta tunneb, et see on nii eriline parim päev üldse. Kõige pisem, tema tahaks olla nagu väike ahvipärdik, ainult kaisus. Kaisus. Ta võib hommikul tund aega olla lihtsalt kaisus silma mulle vaadata. Nii tore. Meil on kõige väiksemaga sama, teeb täpselt sama. Aga reisimise, kuidas on, kas käite üks-ühele ka või kuidas te lastega reisimine on, kui palju, kui paarisuhe saab seal, kuidas teil lastega reisimisega lood on? Liisus on käinud. Ja nüüd muidugi me reisime alati lastega. Tavapärane kogu aeg lastega. Ja, et üldiselt kogu aeg lastega, nagu laps ei ole liiga palju kuskile niimoodi jätta 3 last pikaks ajaks, et kui me 8 käime, siis me käime sükestel 2-3 päevaste reisidel maks, on ju. Üldiselt käime alati lastega, aga ma olen teinud üks-ühele reise Rootsi nendega, aga seda siis lennukiga, sellepärast, et need ongi sellised nädalavahetuse reisid olnud. Kuigi mu vanem poja väga tahab, et me läheks üksinda laevaga, nagu hülgelaevaga, ainult tema ja mina. Nii et see on veel tegemata? See on tegemata ja mõtlesin, et võib-olla isegi Soome kaudu lahendaks selle asja kiiremini. Et lihtsalt saab võib-olla ma isegi saaks mitme lapsega minna. Muidu on see, et kui sa lähed Rootsit, siis see edasi-tagasi tee võtab lihtsalt, see on nii pikk, on ju, et siis sinna koolid, asjad kõik nagu valamisse suruda, see on keerulisem, et aga Soome minna 1 päevaks, see on kiirem versioon, aga ikkagi laev, reis, välismaa, on ju. Aga iga lapsega ma käisin Rootsis niimoodi 3-4 päeva ja nende jaoks oli see nagu nii eriline, et üksinda said lennukiga sõita tund aega. Kui vana teil, suured reisijad, kui vana teil lapsed olid, kui esimest kord lastega reisima läksite või? Ka paari kuu, Viljem oli mingisugune 6-kuune äkki, kui me esimest korda laevaga sõitsime. Lennukiga me oleme nendega üldse väga vähe lennanud. Me oleme lennukiga lennanud nendega iga ühega Rootsi ja siis Tenerifele. Aga me oleme nendega ainult reisinud tegelikult autoga ja laevaga. Kõik reisid, mis me oleme teinud, me oleme siin ju Euroopas eelmisel aasta trippisime ringi 3 nädalat. Sõitsime mööda Euroopat ringi alguses laevaga ja siis autoga ja siis tagasi laevaga. Mis te soovitaks, kui lapsevanemad, ütleme, natukene pelgavad, eriti veel teil on 3 last ka selle lastega reisimist, et mis on kõige lihtsam, et kust alustada, mis võiks olla esimesed reisid, mida ette võtta lastega? Mis te olete teinud? Mis on kõige mugavamad? Me vist oleme veits ebatraditsioonilist teed, ainult paljud soovitavad neid all-inclusive, neid paketireise, on ju. Me ei ole kunagi neid teinud, meil ei puudub kogemus, eks me ei saa öelda, et soovitame või ei soovita. Sest me lihtsalt pole teinud seda, me ei tea, kas see on kerge, me ei tea, kas see on tore, et me oleme pigem. Me oleme planeerinud reise lastega minnes nende järgi enamasti. Et mõelnudki, et oleks kõige ägedamad mingid laste tegevused päeva jooksul, mis neile energiat kulutavad ja pakuvad midagi. Et nüüd kui me olimegi Tenerifel, siis meil oli näiteks reisi viimane päev. Me tegelikult ise mõtlesime, et tahaks minna ühte mingit vulkaani vaatama, on ju. Mõtle, kui äge poisid, et vulkaan, on ju. Mis see tähendab? See tähendab üks küngas. Küngas, on ju. Ja tegelikult me nägime seda vulkaani kaugelt ju ikka juba mitu korda. Aga siis arutasime, et okei, et see on mingi, ma ei tea, 2 tundi või 3 tundi sõit, üks ots. Siis lähed vaatad seda, mingi tund võib olla 2 ja siis sõidad tagasi 2-3 tundi. Mõtlesime, et okei, et see on üks variant, aga siis teine variant oleks lihtsalt minna randa ja olla rannas. Ja lõpuks läksime ikkagi randa, otsustasime, et ei hakka seda sõitu ette võtma ja poistel elu parim päev. Muidugi. Selle asemel, et 6 tundi autos olla ja tund aega mingit vulkaani vaadata, kui sa vulkaani otsa saad, siis sa ei näe vulkaani. Siis sa näed see kõik. Üliäge, et sisse selle tõid. Kuidas see Euroopa värk teil välja nägi, kui autoga trippisite seal? Mõistate enda
vaatevinklist võtta, ma eelmine aasta käisin Leedus ja mul kõige väiksem plika oli sellel hetkel 5, nüüd on 6, jah, 5 oli. Ja no see 3 tundi sõita, see oli juba väga maks. Et tegelikult see, mis oli nagu meil kaasaga nagu välja mõeldud, et mida me vaatame, külastame, see ei päde üldse. Et unusta ära need nagu nii-öelda, võtta ainult üks sihtpunkt põhimõtteliselt, ma võtsin mingi dinosauruse mingi pargi, aga me kohe eos märkasime, et me peame neid power-up peatusi tegema, kuskil on äge mänguväljaku värgid, siis me peame seal lihtsalt nagu maandama. Kuidas teil oli see asi? No me planeerisime selle kõik sisse, sest et selles mõttes mul on nagu hea meel, et me ei teinud seda autoreisi eelmisel aastal väga väikeste lastega, sest et tegelikult 4, 6 ja 8. Jah, et tegelikult nagu, kuidas ma ütlen, see võib olla ebapopulaarne arvamus, aga kui sa reisid väga pisikeste lastega, siis sa ei reisi laste pärast, sa reisid enda pärast. Jah. Sest lastel pole tegelikult seda väga vaja. Neil on täiesti suva, kas nad on kodu ees mänguväljakul ja saad emme tähelepanu või nad on reisil. Või sa oled Pärnus või... Sa viid nad teise lokatsiooni just kaklema sisuliselt on ja või vaidlema mingite olmeteemade pärast. Loomulikult jah, reisimine avardab maailma, aga kui sa oled, ma ei tea, 0–5 on ju, siis sa suure tõenäosusega ei jää neid asju mäletama, sa ei tee enam vahet, kus sa käisid või mis sa tegid on ju, et see pigem on lapsevanema võimalus elu endiselt edasi elada ja nagu nautida. Aga eelmine aasta me nägime, et poisid olidki siis 4, 6 ja 8 on ju. Et see oli täpselt väga hea aeg, kus kõik olid piisavalt suured, et iga tegevus, mida me olime planeerinud, nad said sellest päriselt osa. Aga me muidugi võtsime suurelt ette, et see oli meie esimene päriselt selline reis. Me olime muidu poistega käinud ainult Rootsis. Ma ei tea, kas enam suuremalt saab nagu... 3 nädalat. Enam tihedamalt saab nagu sisustada mingit Euroopa reisi. 3 nädalat. Rootsi, Taani, Holland ja Saksamaa ja siis tagasi. Meil oli lihtsalt igas riigis, iga päev oli nagu, oligi mingid highlight'id on ju, vahel oli 2 highlight'i, et tegelikult oli päris palju sõitu ka ikkagi. Just hommikud ja õhtud, me üritasime niimoodi ajastada, et pigem sõidame hommikul ja õhtul ja päev ei kuluks nagu sinna autosõidu alla, et muidugi mõnel päeval on nagu võib-olla isegi vajalik, aga me üritasime kõik planeerida niimoodi, et olekski päriselt, et nad ei tunneks, et oleme terve päev autos istunud. Et kui me hommikul, vaata ikkagi Saksamaale lähed, see on vahemaad tohutult pikad, või Rootsi on samamoodi üks pikk riik. Et kui sa hommikul sõidad see 2,5 tundi, 3 tundi õhtul, siis nad ei tunne, et ma olen terve päev autos olnud. Ja päevased ajad me kõik planeerisimegi mingisugused tegevused, kõik vahemad arvutasime välja selle järgi, et kus on midagi ägedat nagu teha, vaadata. Ma küsisin oma Instagrami jälgijatelt. Stockholmis käisime mingites ägedates nagu muuseumites või avastuskeskustes. Siis Taani jõudes mingitel safaritel, siis Legolandis. Tivolis, siis Saksamaal õhupallimuuseumis. Ehk siis lastele väga mõnusalt üles ehitatud. Väga hea Stockholmi sisse tõite. Mulle plikad väga ootavad, et saaks nagu minna. Aga muuseum, et mis on nagu nii-öelda, mis nagu soovitad? Me käisime Paradoks. Oli hästi lahe. See on nagu see sükene, mis ta on siis visuaalide... No selles mõttes seal on ka see, et minu meelest muuseumitega on see värk. Kui sa lähed lihtsalt niisama ja vaatad, mis siin pakutakse ja tundub, et siin on lihtsalt seinad, mida vaadata, sul ongi igav. Aga kui sa nagu päriselt uurid, mis seal teha annab, sa viitsid olla lapsele ka giid, maalida selle fantaasia maailma, siis see muuseum saab üks väga lahe koht olema, ka siis, kui sul tõesti pole midagi katsuda ja nii. Aga muidugi meie oma lastega ikkagi üritame käia sellistes muuseumites, kus on midagi ka näppida, katsuda, teha, möllata ja et kõik alates need... Kuule, aga me oleme Stockholmi minemas varsti, teeme väikse perereisi, võtame siin, et mida sa soovitad meile teha? Meil on, lapsed on, sul on 11, 9, 7, eks ju. Mina võtan kaasa, mul tulevad kaasa... 11 aastast ei võta. Siis on hea, meil on siis, ja mul tuleb 4 ja 7 kaasa. Ja need sellised, mis sa soovitad? See Paradoks on kindlasti tore ju. Ja Astrid Lindgreni, üks on Astrid Lindgreni maa ja teine on see, Taju lõpetas töötamise. Mis meil selle, Astrid Lindgreni maa on natukene eemal. Seal on see viikingite asi. Viikingi muuseum on vahva, on ju. Jah, Vaasa. Viikingite muuseum on eraldi ka veel. On täitsa eraldi ka? Vaasa on ja siis on, kus me esimesel päeval käisime, see, kus on ka Pipi ikkagi. Ma tean, mis sa mõtled, jah.
aga ma ei tea, mis selle nimi on. Pipi juba ütleb midagi. Okei, sinna tahaks küll. Ma uurin välja, me oleme seal mingi 5 korda käinud, mul tuleb praegu isegi meelde, mis see koha nimi on. Pipit tahaks ja minu omad küll kindlasti saada. Ja lihtsalt mina mainin siia sisse veel selle, et miks me Kristoga lähme üldse reisima, et lihtsalt üldse Tallinki laevale oleme, sellepärast, et kõigil, kes vaatavad ka seda, siis see suvi lastega. Helsingisse on veel eriti hea, sellepärast, et Helsingis on ju täiesti tasuta reisimine. Lastel ainult need nii-öelda maksud on, Euroopa Liidu maksud tuleb maksta ja Rootsi on ka mega head hinnad. Ja meie võtame perereisi ette ja vaatame, mis me lastega teeme ja mul on eriti äge veel sellepärast, kui ma enne mõtlesin ka selle peale, siis et mis on esimesena lastega hea ette võtta, siis mina olen teinud need reisid, ma olen käinud lastega mingid Taiwanid, Costa Ricad, mingid täiesti ekstreemsemaid paiku väikeste pisikestega ette võtnud ja need pikad lennureisid, eks ju. Ja siis mõtlen siin praegu, vaatad seda lastega siin, lihtsalt jooksevad ringi. Paradiis on ju. Lihtsalt nagu sul on kogu transpordi osa. Mitte esimene peal staatiliselt istuma seal kuskil lennukis on ju. 10 tundi. Oota, kas Soome saate ka käinud? Lastega käisime, jah. Mul on see suvi plaanis nagu sõprusringkonnaga, just võtame pätakad ja siis ma räägin, ma olen praegu Soome laeval ja siis ma mõtlesin, et oota, millal ma olin? Ma olingi viimane 20 aastat tagasi, käisin mingit reklaami paigaldamas ja ma tulin selle laeva, vaatasin, mida asja. Et ma nagu põhimõtteliselt sõitsin nagu mingisuguse lappajaga või siis aeropaadiga nagu eelmine kord, kui ma käisin ja mis asi see veel on? Telu on ikka mõnusalt edasi läinud. Meie poisid hullult armastavad seda Tallinki hülgelaeva. Kogu see selle mõtte õhtune programm nii äge. Soomes ma käisin poistega tegelikult ka üks-ühele justkui peaaegu jalgpallivõistlustel. Jalgpallivõistlustel, okei. No jaa, nii, me käisime, meil on kohanimedega täiesti läppes on ja mis see oli, ei olnud SeaWorld. Kus me olime 3 tundi seal. Oli jah vist SeaWorld. Me peame uurima. Me paneme kuskile videokommentaaridesse küsima pärast. Videokommentaaridesse kohad. Paneme kindlasti sinna alla. Paneme YouTube jälle. Meil Likadel on ikkagi wishlistis on see Muumimaa, mis on Kindel Mats ja Kindel Mats on siis ütleme see lõbust Linnanmäki. Et see on nagu, kus mul ka... See on minu lapsepõlve mälestused ka. Ja Stockholmis on ju ka lõbustuspark väga-väga lahe. Ja sinna on 9 päevaks. Ja, teame. Süüke tunne, kui elus esimest korda Stockholmis. Räägid siin, et Rootsis palju käinud? 3 tundi ööund täna. Reaalselt ma tunnen, et nagu me oleme laeva palju väga varakult, inimesed ei tea, kui varakult me tulime siia. See 3 tundi ööund tunned, et praegu nagu aju on ju... Aga Grönalund on lõbustuspark. Mega lahe ja seal on ka see, et terveks päevaks tegevust, et kui näiteks tahadki minna ainult päevaks, siis... Ühesõnaga, kui ma lähen hommikul, sa mõtled nagu Rootsi kruisina, siis mul on mõttekas. Seal on kiire, aga sa võid võtta endale väikse ööbübi, siis saad endale pikemalt nagu teha, võid kui ühe piletid võtta edasi tagasi, et saad natukene nagu rohkem aega panna. Aga suvi, ma arvan, et see võiks olla küll, kui ei ole veel käinud ette võtta ja võtta lapsed, pakkida laeva peale ära ja pakkuda elamusi. Meie igastahes võtame 100% selle. Ja kui on pisemad lapsed ka, et neil on ju neid vabaõhumuusemeid asju ka, kus on loomad ja asjad, et selles mõttes, kui vähe ongi, kus sul on vaja kärutada, eks ole, või sul on vaja, ma ei tea, tahad lihtsalt ilusat ilme nautida, Stockholm on nii ilus, eriti kevadel, eriti suvel on ju. Et seal on nii palju tegelikult tegemist jalutuskäigu kaugusel ka samamoodi, eks ole, mitmed kohad on jalutuskäigu kaugusel nagu üksteisele lähedal. Et pluss sadamast lähed minudele bussid, metrooga on väga lihtne. Meil lastel tahaks metrooga sõita. Muidugi, see on jälle elamus. Et ma väga soovitan. Teiseks, mida ma soovitan, reaalselt ChatGPT-sse tokside sisse, paned oma laste vanused, palju teid on ja planeeri mulle päev Stockholmis või planeeri mulle päev Helsingis. Ja ta kütab sulle kohe hinnad isegi, palju sul läheb, eks ole, kus seal lähedal võiks süüa. Et meie oma reisiplaane oleme samamoodi ChatGPT nagu abil reaalselt koostanud. Et kui meie marsruut on punktist A punkti B, mis sinna vahele jääb, meie laste vanus on sellised, mida oleks äge teha. Söögikohad ka vaata sisse. Meil on alati hädas, kus sööma. Kus sööma minna, eks lastega. See on ülihea soovitus. Aga kumb teil rohkem nagu planeerib muidu? Kumb on siuke spontaansem teist ja kumb on see, et nagu paneme ikkagi peale, et kell 5 oleme seal ja 6:30 jõuame sinna? See on, ma ei tea, seda reisiplaani tegin mina viimane kord, seda Euroopa reisiplaani ikkagi. Mina ütleks, et see on nii. Nii? Et mina ei viitsi selle raamistikuga tegeleda, aga mina olen see, kes parandab seda. Ühte täiendab. Ühte täiendab.
ma vihkan sellist, et planeerime punktist A punkti B, et ma ütlesin Robile, et minu meelest, millal ma võiks minna ja kus me võiks ära käia. Sina planeeri kogu see muu, kuidas me sinna jõuame, kaua sinna läheb, on ju, et minu nagu aju saab šoki sellise asja, ma ei jaksa sellega tegeleda. Kuigi tavaliselt nagu olen mina pigem see kulgeja, aga samas sükest nagu pikemat reisi on äge planeerida minu mõnest. Sõidame nii kaua, siis sööme, siis teeme seda 4 tundi, siis sõidame jälle. Ja siis mina olen reisil see, kes vaatab, nii, okei, meil on 3 tundi aega, ma just leidsin mingi sükse laheda söögikoha, kas see on okku, me sõidame 2 tundi väikse ringi. 2 tunnit vist väike ring. Ja Robi ütleb, et see on küll omal idee, aga no teeme, kõlab hästi. Ja tegelikult meil on nagu üliägedad seiklused sellest välja tulnud, et Liisu jälle, et mina olengi see, kes nagu neid siis ütleme, seda plaani nagu rikub, aga ma nagu täiendan seda nagu ägedate leiududega. Sageli ongi see, et kui sa plaani hakkad panema, siis sul on üks visioon, siis sa keset teed avastad, wow, see tundus mega äge asi. Äkki läheks sinna hoopis. Täpselt nagu selle safari avastasime Taanis. Meil oli Taanis plaanis tegelikult ainult Legoland. Lihtsalt vaadata mingites väikestes linnades ringi. Ja siis me nägime tee ääres suurt silti safari. Me oleme Taanis. Mis safari? Mis riik see on? Ja siis ma guugeldasin kohe vaatasin, wow, äge, et kuule, et äkki läheks täna päevaks hoopis siia. Ja homme läks Legolandi. Ja nagu see oli ülilahe, see oli nagu autoga läksid, sa olid tohutu nagu suur maa-ala, kus on erinevad, ma ei tea, tiigrid, lõvid, kõik erinevad loomad on ju, ja sa oma autost saad näha nende elu, nagu sõidad autoga seal nagu nende loomade vahel on ju. Ja see oli nagu... Päris tiigrid ja lõvid auto kõrval ei jooksnud, aga ei no seal olid suured sebrad, kõik kaamlid, kõik asjad on ju. Elevant. No ma olen seal Tansaanias safaril käinud, seal oli küll siuke elevant astub auto peale tunne, aga see on nagu natuke... Kuule, aga noored, nagu mingi see kandink on täis neid tööülesanded, jookseb üle ääre väärid. Ja siis on veel 3 last ja mingi nagu koos toimetamised asjad. Kust te seda aja võtate reisima või minna? Mismoodi seda planeerite? Tulebki lihtsalt panna pool aastat ette kalendrisse. Muidu ei lähe. Nii et kalender. Aga tegelikult, kui täitsa aus olla, siis 3 nädala jooksul ma tegin ikkagi tööd päris palju ka. Et see ongi täpselt see, mida ma nagu rääkisin, et see on nagu minu see hüve ettevõtjana. Ka siis teed ette tööd. Ja sisuloojana ka, et ma sain asju ette teha. Et ma tean, milline mu kalender välja näeb, eks ma saan mingid asjad ette teha ja siis nii-öelda jooksvalt postitada. Aga kuna mu töö võimaldab mul nii-öelda nagu asju ka reisile kaasa võtta ja kuna minu töö on sisuloojana siis ka reklaamklippe toota, siis päris paljud brändid, kes teadsid, et ma olen reisile minemas, ta oli mingi, kuule, see on üliäkk, nagu sellest sa saaksid reisil rääkida, on ju. See ongi üks koostööpartner on mul Tallink, keda me armastame südamest palavalt, on ju. Et ka Tallinkiga koostöös osaliselt see Eurotrip tegelikult nagu sai võimalikuks, et jah, et me suurem osa aja trippisime autoga, aga see hülgelaeva seiklus edasi-tagasi oli mõlemal korral nagu väga märgilise tähtsusega, eks ole, sest et see on uks, nagu Tallinki laev on uks, Rootsi, Soome, Norra, Taani autoga päriselt minna nii mõnus on, et me plaanime selle aasta täpselt sama asja teha. Mitte sama suunda, aga meil on nagu enam-vähem see Skandinaavia on ikkagi no eesmärk, et mul on võimalik ühendada töö ja lõbu. Ja sealt nagu kaobki natukene see hägune piir ära, millal ma puhkan on ju, aga samal ajal see on ülitore. Ja see ongi see, et... See on nii äge võimalus tegelikult. See on täiega inspireerib. Mul on nagu, et 3 lapsega, kes ei ole nagu mingi, teismelised või midagi, et see on tõenäoline, see on võimalik. Mul tuli nagu juba pildid jooksevad ees nagu, kuule, ma tahan ka lastele näidata seal neid kohti, kus ma nagu tõesti saabikatega käisin, need trollhättenid värgid, kes Rootsi ja see on nagu jumala äge. Aga te olete nii-öelda 3 last ikkagi ja nagu palju reisida. Mis te annate? Võtke veel nagu mõned nipid, paar nippi lapsevanematele veel, mis teil alati, kui lastega reisima lähete, võtate ette, arvestate nendega? No ütleme, üks asi on kindlasti see ettevalmistus ja, et meil pakkimine võtab reaalselt terve reisile eelneva päeva, nagu terve päeva põhimõtteliselt. Vahel 2 päeva. Ettevalmistus võtab veel kauem, aga lihtsalt reaalne pakkimine. Aga ka see nagu, ma ei tea, autotegevuste väljamõtlemine, et sa nagu ikkagi mõtled läbi, kui pikalt meil autosõit on ja siis mõtled välja, et okei, meil on võimalik teha, ma ei tea, 5 erinevat tegevust autos
alates, ma ei tea, joonistamisest kuni mingite kaardimängudeni. kuubikud, lipu õppimise. Teil on sama asi nagu meilgi, nulltolerants siis ekraanil autos, jah? Meil ei ole täiesti null, meil on nulltolerants restoranides. Selles mõttes on jälle see, et me ei tee kedagi maha, kes üritab pinnal püsida, et kuidagi söödud saada ja restoranis käidud, on ju. Lihtsalt, kuna meil on 3 last, meil peaks 3 ekraani olema. Nagu tavaliselt ühest neile ei piisa, nad kaklema, mida nad vaatavad, kuidas nad vaatavad. No meil on, ütleme, reisi jooksul oli ka see, ma arvan, et siuke 10% ajast vaatasid võib-olla muldat, aga jah, autosõidu, jah, sorry, mitte reisi. Legolandil niimoodi, vaatame siin. Kuskil olid mingid legod ka, ma vaatasin praegu käpapatrulli. Aga 90% ajast ikkagi tegelesid nagu mingite päris asjadega. Neil on autos MP3-d, mille igal ühel on oma playlist, neil on oma soovilood. Alati, kui me hakkame reisile minema, siis igaüks saab oma soovilood panna. Nad kuulavad oma muusikat, meil on igast automänge, on ju, nad räägivad, nad ise suhtlevad hästi palju üksteisega, kätega ka autos muidugi. See on lemmikud peatused kuskil maantee ääres, kus meil on taktika. Kutsuge politsei, mul suva. Me paneme lapsed maantee ääres auto kõrval kükke tegema, kui läheb mölluks. Möll tähendab seda, et kätega kaklemiseks, on ju. Seis, auto ukse lahti, uksest välja 100 kükki. Väga hea. Ja väga ilus. Ja reaalselt nii on, sest et need noormehed muidu suudavad üksteist vigaseks peksta. Kui sul on üksteist koppeesiume, meil kõigil on võib-olla keset reisi. Sa oled autos seal üksteise kõrval, on ju ikkagi arusaadav. Noored inimesed, energiat pulbitsevad. Ja siis hakkab see togimine, mis lõpeb sellega, et tõesti nad teevad üksteisele viga ja muud moodi ei saa, kui ongi see, et uks lahti. Värsket õhku, väike trenn. Ja siis tagasi ja siis on nagu mõnda aega nagu rahulik. Aga sa Robi Liisut pole pannud kükke tegema? Ei ole praegu, jah. Siiamaani veel ei ole. Ei ole kätega kallal tuldud praegu nagu heade kohta. Et jah, aga muidu meil on ikkagi ettevalmistus ja just need asjad, mida sa võtad autosse kaasa. Aga MP3-d on väga hea nipp minu mõnest just sükeste lastega ka, kellele nagu ei taha telefoni üldse reisile tegelikult. Meil on autos on see muusikamäng, mis nagu nii-öelda Tartu otsa nagu täiesti ära sisustab. Et igaüks nagu pereliikmetest ka 5 liiget on ja saab valida oma lemmiklaulu. No laulu keskmine pikkus ongi seal mingi 3-4 minutit on ja siis sa tahad mingi 3 tiiru ära teha, kui juba, davai, teeme peatuse on ja siis järgmine ots on juba nii, et kõik saavad nagu, lahe, nüüd kuulate minu mussi ka. See on selles mõttes hea asi, et muusika üldse, aga MP3-d on just see, et kui sa tahad korraks nagu sellest üksinda olla, et siis nad saavadki panevad klapid pähe, kuulevad oma lemmiklaule natukene. Igaüks laulab kõva häälega oma joru. Meil on nii palju, ma ei ole neid jaganud kõnaga, aga need videod on nii naljakad, kus me Robiga istume ees ja siis igaüks taga jaurab mingit oma asja kõva häälega. Üks laulab Egert Milderi mingit laulu, teine laulab Nublu, kolmas laulab mingisugust mida iganes. Ja nad ei kuule üksteist. Aga teie kuulete kõiki 3. Ja siis vaatad Robi vaikselt jõuab ühe nööbi ja teise ja Liisu kõrval. Aga meil on olnud niimoodi ka, et ongi see, et siis kui mina kasutasin autosõite ikkagi aeg-ajalt ka töö tegemiseks, mul oli võimalik videosi monteerida, et see nagu, et ma ei taha ju kunagi postitada sellistel hetkedel või videot töödelda sel hetkel, kui me oleme actioni keskel. Et ma kasutan ikkagi neid aegu, kus ongi nagu me istume kuskil kinni, et siis ma kasutan seda töö tegemiseks. Et niimoodi nagu siis kogu aeg planeerida, leida neid nagu hetki, et kus me saame seda töö ja lõbu nagu päriselt ühendada. Et vahepeal on ikkagi stressirohke, eks on nagu nõme see, kui mingi hetk poisid küsivad, et emme, et miks sa sinna autosse tunniks ajaks jäid, on ju, me siin, ma ei tea, käisime mänguväljakul ja siis neil oli vaja jalgu sirutada, aga mina teadsin, et mul on nagu tähtaeg, ma pean selle video ära postitama, et mul on lubadus, on ju, et nagu tööeetika ei luba seda nagu edasi lükata. Et siis poisid nagu ei saa tegelikult aru, et kodus ma ütlen, et ma teen tööd, nad saavad aru, aga kui me oleme kuskil väljasõitudel, siis seal on nagu keeruline, et nad ei saa aru, et see väljasõit tegelikult on minu töö, osa minu tööst. No see on see, kui töö ja elu on nii nagu põimunud. Minu töö võimaldab meie lastel tegelikult kogeda täiesti uskumatult vingeid asju. Nüüd me käisime just Toosikannul Hirvepargis, on ju. See oli nii äge kogemus, meil oli ülilahe, aga see ongi see, et mina olen ju see või Robi on siis see, kes aitab nagu filmida, eks ole, ja ma pean seda materjali monteerima ja kõik nagu, see võtab hoopis teistmoodi, et nende jaoks on see nagu puhkus, aga nad ei saa aru, et ootake emme, miks sa siis praegu veel tööd teed, et nad on nii väiksed, nad tegelikult nagu ei mõista. Aga vaikselt hakkab tulema. Me oleme oma lastele selles mõttes kuidagi moodi suutnud algusest peale seda selgitada, et see on nagu meie pere elustiil ja kas teil on okei. Et alati on ka see koht, et
kus ma olen siis pakkunud see valikuvariandi, et nad tänu sellele, et me oleme praegu siin kohas, et see on meie perele võimalik, sest see on meil koostöö. Et see on teie valikuvariant, et kas te soovite olla siin kaamera ees või mitte. Et kui te olete siin kaamera ees, siis me saame järgmine kord jälle samamoodi ja siis tüdrukud on saanud ise teadlikult valikut teha. Ja on ka näiteks 2 kohta olnud, kus näiteks keskmine tütar ei olegi soovinud. Okei, selge. Meil on keskmise lapsega sama. Meil on täpselt see, et me alati seletame, kuhu me läheme, mida me teeme. Ja see keskmine see, et no thanks. Ei taha. Sorry, aga kõlab. Sõbrad, sul oli see kest oli see sõbrad. Ja, et ma ei viitsi nagu, ma ei viitsi. Ja see ongi täiesti fine. Samal ajal on jälle kõige vanem ja kõige noorem on siuksed, kes hullult tahavad toimetada. Tee must video, tee must pildi või et kui ma nagu eriti mingi kokkamisi videod, ükskõik mida ma teen, see on mingi, kas ma võin ka tulla? Et ma kunagi, see ei ole see, et ma kasutan nüüd last ära, et tule mulle nagu siia videosse, vaid nad ise tahavad tulla ja möllata ja davai, teeme siis ja neil on nagu endal nii huvitav alati vaadata neid videos, et vahel, kui me magame jääme, siis nad ütlevadki, et näita mulle nüüd seda, mis me tegime, sest nende jaoks ongi see nagu koduvideo ja see on nagu ülitore ja seda on nagu näha nende silmadest. Üliäge, mul vanem plika ka vaat neile vaatasin, kuidas ta teeb, meisterdab mingisuguseid käsitöö asju endale ja kuidas ta siis minu kõrvalt on õppinud CapCut ja siukest asja, nagu nii ise lõikama kokku need asjad. See on äge, et ta kasutab funktsionaalselt seda ja et kuna ta on sihtotstarbeliselt ja siis inspireerib läbi sellega nagu nii-öelda teisi oma sõprasid asju. Meil just ühe koostööpartneris oligi, et kus me lastega läksime, siis me küsisime, et kaua teil on aega meie jaoks planeeritud. Te pigem öelge ise, et mitu korda te peate lastega midagi läbi tegema ja nii, siis ma olen mingi, millest sa räägid, jah, täpselt, jah. Me ei tulnud näitama siia, et kui te arvate, et mina saan oma lastele öelda, et tehke seda 2 korda. Ja nautige ja naeratage veel selle peale. See tuleb toorelt, seda et on olemas lapsnäitajad, kes suudavad seda teha, aga meie lapsed ei ole üldse sellega harjunud, et ja ei tahagi panna neid siis. Muidugi ei taha. Et kõik, mis ma ütlesin kohe ka sellele omanikusele teie, et kõik, mis siin täna toimuma hakkab, on siiras emotsioon ja et loomulikult mina saan valida, mis osa ma sellest kasutan, aga me ei hakka siin nagu midagi näitlema, et see ei ole point, et me ei tee siin näitlemisreklaami, et meil on tegelikult siin aus arvustus ja et ma igat võib-olla närvivapustuse hetke siin võib-olla ei jäta kaadrisse, sest et see lihtsalt, ma arvan, laste enda mõttes ei ole mõistlik. Aga ühe korra käisime kunagi väga alguses ühel, kutsuti nagu lapsed, 8 aastat tagasi kutsuti lapsed siis mingile modelli shoot'ile, mingisugune lastebränd. Siis ma ei olnud sotsiaalmeediaga kuidagi seotud. Ei olnud, jah. Ja siis sul on õnnu lapsed, tule teen pilti. Ühe kogemuse pealt nagu nägime, et see ei ole see koht, kuhu tahaks minna. No, sest sa saad aru, et kui sul on ikkagi, millest ma saan aru, et sul on, kui sul on vaja modelli. Kiire, naerata, miks sa ei naerata? Sul on visioon, sul on vaja, et laps hoiab kätt teatud moodi, teatud mooduse, teatud kujul on ju, teeb mingi 10 erinevat outfit'i selga panema. Ma ei viitsi isegi. Aga 5 aastasele nagu, kuidas sa ütled? Ta oli isegi vist äkki 2 või 3, et lihtsalt et on lapsi, kellel võib-olla meeldib ja on peres, kellele võib-olla selline sobib, aga mina näen oma poiste pealt. Nad ei taha siukest asju teha ja ma ei sunni neid ka ja siis meil ongi tegelikult nagu lastest rääkides, et kõik mingid koostööprojektid, et ma kunagi ei luba ühelegi partnerile, et jah, mu lapsed on videos kaasatud. Ma ei saa seda kunagi lubada. Tervise huvides juba, ma ei tea ju, millal kellegi palavik on, et ma ei saa kunagi lubada, et lapsed, kui mul on lapsed kaasas, siis on ju, aga teiseks on ka see, et ma kunagi nagu ei lase tegelikult kellelgi teisel materjali teha. Ma ei tea, kes see kõlab nagu veidralt, see ei ole see, et me üritame midagi varjata, see ka kaost, mis meil sellega kaasab. Et see ei ole see, vaid pigem ongi, et ma tunnen oma lapsi kõige paremini, et kui üldse keegi neist pilti teeb, siis oleme meie, kes me on nagunii oma lastest, ikka pere tahab oma lastest ise pilte teha, perealbumi jaoks, eks. Et siis materjali teen ikkagi mina sellel hetkel, kui tundub, et lapsel on tuju või meil on tuju või meile sobib, et kui oleks see, et sul on lepitud kokku produktsioonitiimiga tähtaeg, sa pead tulema siia, näiteks siia 5.30 või 6.30 oled kohal, lastega, no mis näoga sa siia lapse saad, eks ole. Et vahel on vaja selliseid asju, aga me üldiselt üritame seda vältida, et keegi teine nagu teeb, sest et siis ma saan ise otsustada, mis ja kuidas. Tunned oma last kõige paremini. Kuulge, aga me hakkame vaikselt kohale jõudma. Meil on märkamatult on see reisil meil Tallinkiga möödunud, et siin Helsingi paistab väga kiiresti on see läinud. Hommikusse.
Kristo, teeme selle lõppmängu ka lõppu. Sina küsid ühe küsimus, mina ühe ja siis... Tavai, teeme väikse kiire lõppmängu ka lõppu, et mõned küsimused teile. Vaatame, kummalt me alustame. Parim reisielamus, mis on olnud? Parim reisielamus. Ma arvan, et Eurotrip Tallinkiga Rootsi, kõik need riigid sinna otsa oli nagu väga süke eriline elamus. Liis, tull? Ja ma ütleks sama, see oli ikkagi, see 3 nädalat oli väga eriline kogemus. Mitte kahekesi Mehhikos. Selge. Sinna ka. Hakkab tulema. Ja tegelikult ka vahetusaasta. Ja see ei ole muidugi reis. See on nagu teine pikem. Ma ütleks ikkagi see 3 nädalat, sest et tead, seal sa said nagu ise, me saime oma need lapsepõlve võib-olla nagu unistused teoks teha, ma pole kunagi Legolandis käinud. Sa oled või? Nüüd olen. Et kõik see, et see lihtsalt see 2-3 nädalat, kus oligi nagu ainult lastele suunatud tegevused, see oli lihtsalt mega nagu. Et jah, see lastele äge ja endale oli ka äge tegelikult. Selle ainus miinus oli see, et kui reisi lõpus küsis, mis kõige ägedam oli, siis on mingi... Päris palju. Ei, nad ei öelnud seda. Nad ütlesid mingisuguse täiesti suvalise asja. Ma sain selle kaisuka kuskilt seal. No päris hea, päris. Ma olen mingi... Aga Liisu, ma küsin sult järgmine küsimus. Ennem alustasime Robist, vaatame, mis sul on. Nii, vaatame, ennem rääkisime asjade pakkimisest ka. Kõige mõttetum asi, mida sa reisil oled kaasa pakkinud? Kas endale või lapsele? Liiga palju riideid. Liiga palju riideid? Alati. Riided on vajalikud, ilmselgelt alasti ei ole viisakas minna. Aga alati on see, et me pakime liiga palju riideid. Umbes 3 korda liiga palju alati. Ja, sest et poisid riietavad ennast ise, tavaliselt riietavad ennast eelmise päeva riietesse, siis mingit avastad, et kui nüüd on mingi nädal aega samade riietega käid, et nagu äkki vahetaks ikkagi nagu riided, ei, keegi ei taha, keegi ei viitsi, et näiliselt näevad puhtad välja, lähevad selga. Ehk siis, ja noh, tegelikult on igal pool tee peal on mingid pesuvõimalused, asjad, et mina lihtsalt üle pakkija, ma pakin alati liiga palju riideid kaasa. Robi, mis sul? Aga meil on viimasel ajal olnud süke värk, et meil on suur auto, millega me tripime ja me võtame nagu lihtsalt ülipalju asju kaasa. Ma ei tea, jalgpalliväravad võtame kaasa. No seda vist reisil ei võta. Olgu, võtaks keevitusaparaad ja tirutus jalkaväravad. Reaalselt meil olid jalkaväravad terve Eurotripi kaasa. Neist oli ülipalju kasu. See on nagu loll asi, mida kaasa. Aga samas tark. Aga kuna me telkisime vahepeal ja me peatusime suvalises kohtades, siis ja meil on poisid nii suured jalkafännid. Ja kui sul on ikkagi nagu suur buss, siis sul on viskad sinna sisse kõik panne asjad, mis võimalik, pallid, jalgpalliväravad. Meil oli see pallilöömise mäng, vaata, kus see pall käib ringiratast. Meil on ühesõnaga igast ebamõistlik asju oli kaasas, aga fun oli ka. Pakid kogemata ema kaasa või ämma? Ja viimased küsis seda, et mis teil siis järgmine reisisihtkood on, mis teil on kahekesi, mis te ette võtate ja mis teil lastega tuleb? Meil tuleb üks süke huvitav kontsertreis. Süke pullartist nagu Pitbull. Ja Shaggy. Pitbull ja Shaggy. Me läheme Kopenhaagenisse kahekesti, me läheme, ehk siis 2010 aasta Liisu ja Robi lähevad nagu. Okei. Ja mul on, ma ei tea, kas ma juba spoilin, ma tellisin reaalselt, ma ei tea, kas te teate, aga Pitbulli kontserditel on see traditsioon, et kõik naised panevad endale need kiilaka nagu maskid pähe. Bold capid. Ja ma tellisin enda selle, nii et ma kavatsen panna selle. Ma tellisin Robile ka, et ütles, tema ei pane. Seda me veel vaatame. Aga nagu kõik inimesed, enamalt naised, ilusad naised, teevad ennast kiilakaks. Nad teevad endale habeme. Panevad Pitbulli mood riidesse. Ja nagu, see on see nagu... Mida ma kavatsen täiega. Huvitav, mitu kokteili enne ära läheb. Tegelikult, Kristo, ma ikka pean ühe küsimuse oli küsima sellepärast, et kuna me ei ole hommikus söönud ja siis mul tekkis see idee, et kui vaatame, küsime noorte käest. Lemmikroog Tallinki laevadel. Mina isiklikult isegi mäletan enda oma. Mida ma esimest korda siin sain? Rets hunnik krevette. Okei. Pujaki. Ma mäletan seda, kui mina esimest korda käisin Rootsi kruiisil, siis ma võtsin, ma olin arvan 12, ma võtsin lihtsalt hunniku kartuliputru ja ketšupit. Iga lapse. Mis sul, Kristo, oli? Minul või? Mul on see vakame salat, ma mäletan seda, see oli minu poolt kunagi saanud ja selle ma armusin sealt selle bufeest sellesse ära. Ja mida, tead, millest mina armusin või? Mis mul oli nagu, see ei ole võimalik. Ma alguses mõtlesin tegelikult miski pärast, et see on mahustoit, ma ei tea miks. Aga oli siis majoneesi sinepi kastmes e-ringas. Ja mul oli alguses nagu, hakkan võtma, võin eraldi selle panna,
nagu nii ebareaalne maitse on ju. Ma mõtlesin, see on mingi, ma ei tea, mingi banaanikreem või midagi niisugust. Ja siis ma ütlen, kuule, aga see on hea. Ja siis ma täiega armusin ära. Üksteist kus kohas ma tänu Tallinkile ja üksteist kus kohas ma käin. Hommikubufees esimene asi, mis ma lähen vaatan, kas see on. E-ringat on. Olen sinuga seal hotellides olnud, kus sama seda asja oled teinud. Aga lastega ühine reis? No nüüd meil ongi siin plaanid on nagu lahtised, aga hästi isutab tegelikult Taani poole ja Norra poole, sest et Taani, kuigi me eelmine aasta me Taanist päris mitu päeva, kokku mingi 4-5 päeva, nii Kopenhaagenis kui ka siis seal põhja nagu Taani pool. Nii palju oli avastada ühe väikse riigi kohta. Nii äge, kallis riik. Aga Norra on käimata. Nii vaesena tundnud ennast. Sa pead tundma seda, Kristo. On see Norras ka saanud käia. Aga Norra on ka ju ikkagi kallim kui Rootsi on ju. Aga Taani tundub superäge. Ühesõnaga Taani ja Norra ongi võib-olla vastus. Vaata, võttis kokku, nägid ja? Ma tahtsin hakkasid juba ja siis juba läks, juba käis. Aga meil on tõesti, me oleme laavaga hakkame kohale jõudma, nii et suured tänud kõigile, kes meiega siin olid. Ma loodan, et teil oli samamoodi, oli mõnus ja aeg läks kiirelt, nagu see mõnus Tallinn-Helsingi reis mul praegu täna oli siin Tallinki pardal, nii et teile soovime mõnusat reisielamust, et te kindlasti võtaksite, kobistaksite kõik oma lapsed ilusasti kokku, astuksite lava peale, võtaksite ette, sest endiselt, nagu rääkisime ka, siis Helsingisse saate lausa lapsed tasuta kaasa võtta kuni 11, ainult need EU maksud on vajavad maksmist ja Rootsi on ka, saate väga hea hinnaga minna. Nii et selle võtame ka meie ette Illimariga. Jah, nii et saate kaasa elada. Ja nüüd selle teavitusega. Näed, ilus lõpp. Ilus lõpp ja saateles. Jah, kuulamiste ja nägemisteni. Väga hea.